Nii. Ja täna nüüd on lõpuks see päev, kus me hakkame midagi tegema ka. Ma tahtsin eelmine kord hirmsasti teha, aga see minu peas ei mahu ära see, et see asi kestab 1,5 tundi. Ma saan 1,5 tunniga nagu sooja sisse alles, et nagu sissejuhatus teooriasse. Ja nüüd hakkab midagi tegema. Panen nüüd käed klaviatuurile. Ma olen täiesti nagu üllatunud, kui see nagu läbi sai. Alguses vedama, siis ei saa pidama. Nii, ja nüüd ma olen sellest värgist siin täna juba päevasse niigi jauranud. Jaurame natukene veel edasi. Nii, ehk siis, ma mäletan, ilmselt me jõudsime siiamaani selle jutuga kuhugi siin läbi ka eelmine kord, tuletage mulle meelde. Kas me jõudsime selle tuuli mulle peale vaadata natukene? Kilokoodi tutvustasin, aga veel midagi? Rohkem vist mitte või? Vist mitte. Ühesõnaga, räägime siis. Ulla laps. Jaa. Ei, mul on loeng. Kolmapäevad. Tšau. Kas sa saad rääkida? Nii. Ehk siis me rääkisime natukene kilokoodist. Vahet ei ole, mis vahendid võtate. Kõik need teevad ühte sama asja enam-vähem. Kui tahate kõige ägedamat vahendit võtta teoorias, ma ei ole ise väga sügavalt proovinud, võtke endale niisugune asi nagu Pi-agent või agent Pi või midagi niisugust. Ja agent Pi on siis implementeerinud selle luubi, mis ringiratast käib ja tuule kutsub välja teie prompti, see sisestab ja täpselt vist 3 tööriista ja this is it. On kõige nagu väiksem agent, mis üleüldse olla saab. Ja idee ka selles, et kõik ülejäänud tööriistad, mis iganes teil vaja, kirjutate ise selle agendi abil enda käigu pealt juurde. Ja ei ole 2 giga, ei võta 2 giga mälu ja ei tule nagu 40 000 erineva liikuva tükiga, vaid on nagu väga nagu simplistik. Ja see on see asi, mis näiteks, kes on vähegi selle maailmaga kursis, see on see asi, mis ajab seda cloud-botti või open cloud-bot või mis iganes see nimi parasjagu on, või Moltbot, mis seda ringa ajab karu kõhus. Ehk sinna otsa saab ka ise nagu laiendusi kirjutada. Või ise selle peale arendama hakata. Aga tuleme nüüd siis siia. Ehk siis, kui me rääksime eelmine kord sellest kilokoodist, mida me siin koolis oleme kõige rohkem kasutanud, see on üks kõige mugavamaid vahendeid selles maailmas siis võtta on, millel on olemas siis nii Visual Studio plugin kui ka meie õppetöös oluline on ju JetBrainsi plugin, mis ka päriselt toimib ja ei ole päris õudne käsurea rakendus. Siis, ja kes on käsureaga sõber mingi muude vahenditega, nüüd vahendeid on maa ja meri on ju. Igasugused kodeksid ja cloud code'id ja mis iganes teil veel pähe lööb on ju. Neid on nagu terve ports või siis seesama minimaalne P-code. Nüüd, kui me sellest kilokoodist rääkisime, siis seal oli juttu eelmine kord, et seal on see hunnik neid erinevaid režiime, millega siis midagi teha. Kuskil siin me kõike seda lahkasime on ju. Ehk igased ask, code, debug, architect ja nii edasi on ju. Ja nii see kordub üldse kõikides nende tööriistades väikeste variatsioonidega. Et mõned nimetavad need teistmoodi, režiime on vähem või rohkem, ja neid saab nagu erinevalt sinna külge võtta või neid ise custom'ina teha. Aga sisuliselt on siis tegemist ühel või teisel viisil mingisuguste ettevalmistatud süsteemi promptidega, ehk mis sinna kaasa toopitakse, kui te midagi küsite. Ja heal juhul ka siis mingisuguse turbepiirangutega, kas siis mingid tööriistad on lubatud või mitte lubatud, on ju. Kas ta võib midagi switchida, mitte switchida ja kõike muud taolist. Aga lõpuks on see suhteliselt lihtne tehniline taust selle taga, mida need erinevad režiimid teevad. Kes on nüüd cloud code'i kasutanud, on ju, siis cloud code'is on 2 põhirežiimi, on ju plan, just mitte prompt, plan on ju. Plan mode ja nii-öelda execution mode. Ja plan mode'i, execution mode'i vahe, vähemalt siis cloud code'i enda jutu järgi on täpselt ainult 1 lause selles süsteemi promptis. Muidu on täpselt sama asi. Ja see ainuke lause, mis seal ütleb, on see, mis ütleb, et ära palun koodi kirjuta, palun esita plaan. Aga muidu muus osas on kõik täpselt nagu sama. Ja ainukesed need siis need erinevad mode'id teevad on see, et nad siis ehitavad seda süsteemi promptidele erineval viisil ülesse ja üritavad teid abistada. Mitte miski ei takista teil seda kõike samamoodi tegemast või täpselt käsitsi tegemast, kui te tahate. Võite võtta ChatGPT teksti akna on ju veebis, kopida sinna oma koodid, kopida sinna oma projekti mingi ülevaade, kopida sinna list oma direktoridest on ju, või sellest projekti solution folderist nagu list on ju, kirjutada juurde, mis iganes instruktaažid, vajutada enter ja vaadata, mis teile öeldakse. Saate täpselt sama vastuse. Siin on see lihtsalt siis kõik teie eest nagu ära automatiseeritud.
Nüüd kõikidel toolidel on siis selline mode tavaliselt olemas, mille nimi on siis Architect või Kilocode'is Architect on ju Claude Code'is siis plan mode. Ja mujal midagi veel samas toimus. Või siis saab seda hea tahtmise juures siis ise promptiga juhtida. Et te lihtsalt kirjeldate lahtise tekstiga ära mingisuguse jutu ja siis kirjutate sinna lõppu, et please do not write any code. Please evaluate this plan või please create the plan and evaluate and ask me questions ja midagi muud selles vaimus on ju. Let's discuss on ju. Eks kõik siis nagu toimib, et siin Kilocode'is on see lihtsalt siis Architect node'is kohe olemas. Seal on siis prompt vastavalt tuunitud, pluss on tal siis ära võetud kõik tööriistad. Ehk tal ei olegi tööriista, kus ta saaks ütelda, et ta tahaks midagi kirjutama hakata. Sest tal ei ole ette antud listis tööriista, et midagi muud peale selle Markdowni failile üldse nagu luua võiks. Nüüd üks asi, mis siis siin kõikides nendes mode'ides juhtub, on see, et sellel viisil loodud plaan on nagu ühekordne väljund. Teete oma plaani valmis, viite ellu ja see plaan kustutatakse ära. Ja see source of truth'iks on teie kood. Ehk iga kord, kui te uue plaaniga alustate või sinna Architect või mis iganes mode'i lähete, siis hakatakse teie koodi kõigepealt suuremas koguses läbi lugema, et saada aru, et see, mida te tahate, kuidas see teie koodiga kokku istub. Et teil on plaan teha mingi üks või teine või kolmas muudatus ja hurraased hakatakse siis lammutama teie koodi vastu. Nüüd esimene asi, kus te võite midagi siis teha kogu selles agentic maailmas, on siis agents.md või Claude'i puhul siis cloud.md. Ja sinna hakata midagi kirjutama. Claude'is on näiteks siis spetsiaalne käsk selle jaoks init. Siis /init Claude'is öelda, siis Claude läheb, loeb teie koodibaasi läbi ja kirjutab sinna Cloud.md-sse kõik selle ülesse, mis ta teie koodibaasist leidis. Umbes kasutatavad tehnoloogiad, mis on projekti eesmärk, kuidas on projekt struktureeritud ja kõik muud taolised asjad. Ja kui nüüd siis küsida või hakata mingi plaani tegema, siin ka siis selle Architect mode'i ja Kilocode oskab sama asja teha. Et kui nüüd Architect mode'is hakkate midagi tegema, siis te näete korraga, et see Architect mode saab oluliselt kiiremini hakkama. Või asub oluliselt kiiremini õigeid faile läbi lugema. Sest ta on saanud sellest agents.md-st kätte juba mingisuguse instruktaaži. Ehk see agents.md kopeeritakse teile iga prompti algusesse automaatselt. Ehk see on kõikidel nendel toolidel sisse ehitatud. Ja Claude'il on siis Cloud.md selle asja nimi. Ja nüüd võib oma lihtsalt ka sümlinkida ju root-kataloogis kuskil. Claude vähemalt, ma ei ole kindel, kas Kilo saab toetada, ma ennustaks, et võib olla. Claude ka toetab siis seda, et igas alamkataloogis võib olla oma Cloud.md omakorda. Ehk ja igas projekti, kui teil on, ütleme, monorepo, et teil on mitu projekti ühes kohas koos, ühes kataloogisüsteemis, siis igas teie nii-öelda alamkataloogis, kus teil on uus mingisugune repo, seal on teil siis uus repo, aga uus projekt. Seal on siis teil uus Cloud.md. Ma eeldan, et see agents.md töötab samamoodi. Ja lõpuks saab selle lihtsalt alati viidata. Ehk siis saab teha nii nagu git, ignore ja kõik muud asjad, et ruudus on teil selline üleüldine mingisugune seletus on ju. Ja igas alamkataloogis tuleb teil siis täpsem seletus, et kuidas selles konkreetses kataloogis või projektis või mis iganes ta on, kuidas siis peaks käituma. Ehk see on kõik nagu funny olemas. Nüüd üks oluline nagu mentaalne mudel, mida on nagu raske oma peas nagu ehitada, on see, et mida siis tegelikult sinna Cloud.md-sse peaks kirjutama. Või sellesse agents.md-sse. Ja sellega on nagu igavesti suured probleemid. Ja seda on ka teaduslikult uuritud, seda on suisa testitud, võrreldud ja tulemusel on jõutud, et automaatselt genereeritud agents.md või Cloud.md on projektile kahjulik. Sellepärast, et sinna pannakse mingisugused tõed kirja. Need tõed väga ruttudel aeguvad, isegi siis, kui nad on täiesti värsked. Pluss, et nad ka isegi sel hetkel, kui nad on täiesti värsked, et ennem seda, kui te hakkasite planni tegema või Architect mode'i kasutama, ennem seda te vahetult, ennem seda lasite nullist uue agents.md endale koostada, siis see automaatselt suunab mudelit, seda LLM-i mingis suunas mõtlema, kui te esitate talle mingi ülesande, sest ta loeb alati kõigepealt sisse või see antakse talle kaasa sinna automaatselt, loeb kõigepealt sisse selle, mis on sinna agents.md-sse kirjutatud. Ja selle tulemuseks on klassikaline see psühholoogiline eksperiment inimeste pealt, kus teile öeldakse seda, kulla õppekava juht, täna sa päev otsa mitte ühelgi juhul ei tohi mõelda roosast elevandist. Vaata, et sa kogu aeg pead seda meeles, et sa ei mõtle täna roosast elevandist.
mis te arvate, kas ta suudab mitte mõelda roosast elevandist päev otsa? Soovitan, helistage talle ka veel päev, nagu paar korda päeva jooksul, küsige, kuule, on sul ikka meeles, millest sa ei tohtinud mõtelda? Ja mul on meeles, et ma ei tohtinud mõtelda roosast elevandist. Noh, me küll ei saa nagu õppekava juhi aju nagu skaneerida, kus see päriselt on, aga tõenäoliselt on tal kogu aeg meeles, et ta ei tohi mõelda roosast elevandist. Jah, sina, ütleme, meie siin ülikooli nagu kiires segases struktuuris õppekava juhina ilmselt küll, aga üldiselt on see kõige kindlam meetod. Ehk siis kõik see, mis te sinna Claude MDS kirja panete või Agents MDS kirja panete, suunab teie mudeli mõtlemist automaatselt kuhugi poole. Ehk kõik see nii-öelda context engineering on ju, see kõik tegelikult nagu mõjub ja reaalsuses siis, kui me sellest teadustööst nüüd õigesti meenutame, sellest uuringust on ju, siis oli niimoodi, et käsitsi kirjutatud Agents MD andis 4% tulemuse parandamise, süsteemi poolt genereeritud Agents MD andis 20% halvenemise versus siis mitte millegi kasutamine, ehk lihtsalt mul ei olegi seda faili seal, lihtsalt LLM hakkab iga kord nullist nagu uurima, oli siis see nii-öelda null nagu baasnivoo. Ehk nii-öelda üritada saada paremat tulemust kui see, mis oli null, nii-öelda baasnivoo on üsna raske, selleks tuleb ise käsitsi arendajana väga spetsiifiliselt asi kokku kirjutada. Ehk siis, mis siis nüüd parasjagu on see nii kui industry standard kogu selle steeringu käigus, et kuidas me siis oma mudelit suuname mingisuguselegi nagu deterministlikule suunale, on siis kogu selle long-term memory juures, ehk siis selle Agents MD juures on see, et sinna peaks siis kirja panema oma negatiivsed asjad. Ehk sa ei tohi mõelda roosast elevandist. On see, mida sinna kirjutada tuleb. See, millest ta peab mõtlema, seda sinna pigem ei peaks kirjutama, selle peaks ta saama kätte koodibaasist ise, on selle asja nagu tulemus. Mida ka siis Anthropic räägib, kes seda cloud code'i kirjutab, ongi just nimelt see, et nad pidevalt nagu täiendavad oma seda faili ja pidevalt siis kirjutavad sinna sisse midagi, mida see mudel teha ei tohiks. Ehk nagu te genereerite mingi koodi, kood tuli välja vale, siis järelikult kuskilt on midagi nii-öelda valesti. Ja tuleb nii-öelda kood ära visata, minna parandada oma juhiseid ja kood uuesti genereerida, kuni see tehakse siis korrektselt. Ja ennekõike siis jah, parasjagu on seisukoht see, et selles Agents MDs on siis kirjas nii-öelda igasugused anti-patternid, asjad, mida ei tohi teha. Või nii-öelda vastused küsimustele, mida ei ole võimalik koodibaasist välja lugeda. Siis teine suur muidugi tõdemus, millest juba ka on korduvalt juttu olnud, on, et see esimesed 1000 rida määrab teie projekti kvaliteedi, aga nüüd on läinud koodi regenereerimine, ümber refaktoreerimine hästi easy'ks. Mis tähendab seda, et nagu teil on koodibaasis scrap, visake see kohe välja. Võtke oma opus või mis iganes asi ja refaktoreerige ja tehke ümber ja ärge laske sellel crap'il seal nagu elada. Nagu teie poolt nii-öelda järgmine pull request tuleb crap'iga, siis täpselt sama küsimus, kuskil on see source of truth, kus see võetud on ja selleks see LLM teil on, et selle käest küsida, kus sa selle said, miks sa tulid sellisele tulemusele, kust kohast sa järeldasid, et kontrollerit või mis iganes asja peaks niimoodi kirjutama. Ehk see on kõik siis nagu asi, mida siis peaks ilgelt selles maailmas nüüd nagu jälgima. Ja nüüd me siis jõuame sealt sinna välja selleni, et kuna see arhitekt kustutab nüüd iga kord oma plaanid ära, siis teie ainukene source of truth jääb siis järgi teie kood ja võib-olla siis see, mis teil selle Agents MDS kirjas on. Aga nii on nüüd oma plaani nagu raske teha. Ja teoreetiliselt võite küll öelda, et minu kood ongi minu source of truth, aga see nüüd ei vii meid lähemale siis sellele eesmärgile, et ma tahaks kogu koodi ära kustutada ja uuesti nullist peale hakata, et mul oleksid lihtsalt kõik nõuded olemas. Ja see on see, kuhu me siis tegelikult nagu loodame selles ideaalses maailmas nüüd välja jõuda ja oleme ka mingil määral nagu jõudnud juba. Ja nüüd me jõuame siia, kus me siis selle asjaga midagi päriselt teeme, ehk siis spec-driven development. Ja nüüd ma ei hakka siin pikalt väga rääkima, põhimõtted on siin üsna lihtsad, üritame teha sellise ringiratast luubi, kus me kõigepealt nagu planeerime, siis me kirjutame kõigepealt me uurime, siis me planeerime, siis me kirjutame spetsifikatsiooni, siis me peame selle asja ellu ja siis me arhiveerime oma spetsifikatsiooni ära. Ja lähme hakkame järgmist ringi tegema. Üks igavene luup nagu ringi ratast kogu aeg. Ja lootus on siis see, et sellise lähenemise käigus tekkinud spetsifikatsioonid õnnestub siis lõpuks kõik kokku koguda ja ütelda, et see on nüüd need nõuded, millele meie rakendus peab vastama. Ja me võiksime nüüd kogu koodi ära kustutada, võtta need nõuded ja asuda seda sama asja uuesti kokku kirjutama.
Ehk siin on nüüd hästi oluline, millest ma siin veel nagu väga nüüd sügavuti ei lähe, on siis see, mis puudutab tarkvaratehnikat, ehk minge kõik Paul Leisi juurde, ja saage endale see kõik selges, mis terminites ja mis viisil on ju tarkvara spetsifikatsioone nagu peaks mõtlema ja kirjutama. Ja nagu üks osa, mida siin Spec-Drivenis siis kindlasti tehakse, on see, et siin tuleks siis hoida lahus, ehk seda alati nagu ei ole väga lihtne teha, on hoida lahus siis tehnilised nõuded ja ärilised nõuded. Ja Spec-Driven üritab ennekõike rääkida siis ärilistest nõuetest. Ehk siin ei tohiks olla kirjas, et te teete seda asja Javas on ju või mingis muus asjas. Siin peaks olema kirjas puhtalt need asjad, mis on äri ja mida peaks siis saama uuesti nende alusel kogu selle rakenduse kokku genereerida. Vahet ei ole, teete seda Javas või C-Sharpis või nagu vahetate ühe pealt teise peale. Ja see on asi, mida meil siis parasjagu üritab riik teha, ehk siis SMIT näituseks. SMIT-i vähemalt hetkeplaan oli selline siin keset talve, et nad võtavad oma arendajad suvel, korraldavad neile firmapuhkuse, lähevad kuhugi laagrisse, Eestimaa looduskaunisse paika ja asuvad Eesti riigi pärandvara sellisel viisil ümber kirjutama. Ehk võtab näiteks elanikkonna registri, katsuvad kuu ajaga või mis iganes aja, nad kavatsevad seal metsas istuda, kavatsevad selle ajaga siis kõik nõuded kokku leiutada olemasoleva koodi ja seaduste, mille pealt iganes ja asuda elanikkonna registri tarkvara uuesti genereerima nullist. Ja nende eesmärk, kaugem püha eesmärk on see, et Eesti riik vabaneks pärandvara taagast, mida on nuheldamatus koguses. Meil on nüüdseks juba väga-väga vanu süsteeme, mida ei suuda enam keegi isegi näppida, keegi ei tea, kust nad tulnud on ja nõuded ei ole ja spekke ei ole, mitte midagi ei ole ja kõik on katastroof. Et seda ja uusi, seal ei olnud juba spekki juba alguses, keegi ei tea, mida nad teevad päris täpselt. Kõik tegid midagi, aga suure raha eest, aga lõpp oli keeruline. Ja siis lõpp oli see, et kui nad lõpuks tunnistasid endale, et nagu spekke ei ole ja riik ütles, et meil ka spekke ei ole, ja siis arendajad ütlesid, et kuulge teate, siis tšau ka. Ja papp oli ära kulutatud ja resultaati ei olnud. Keegi ei saanudki päris täpselt aru, kes süüdi on. Pluss, et riigile Skysi näitel millegi tegemine, riigil on palju õnne. Teil on 5-aastane tarkvaraprojekt, kus on nõuded, asjad, arendate ja te hakkate laivi minema ja siis 2 kuud enne seda, kui te lähete laivi 1. jaanuarist on poliitolukord muutunud ja näiteks novembri viimasel päeval muudetakse seadused, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist. Mida meil Eestis korduvalt juhtunud on. Ja mida siis nagu Maksuamet vaatab nagu otsa Riigikogule, ütleb nagu mida, see ei ole võimalik tehniliselt. Me ei saa muuta maksuseadusi, me ei suuda mitte kuidagi nagu täita seda asja, mida siin kokku lepita. Ei ole võimalik. Või kui tahate, et see oleks võimalik, siis eraldage meile 20 miljonit eurot ja me palkame pooled Eesti arendajad, hakkame seda kuu aega tegema. Aga see, et lihtsalt heast peast nagu 51 kodanikku tõstavad kätte, ütlevad, me oleme selle poolt, et käibemaks muutub selliseks ja tolliseadused selliselt, seda ei ole võimalik nagu sellise ajaga päriselt ellu viia. Infosüsteem ei ole võimalik nagu kaasa lohistada sihukese ajaga, kus see tegelikult need seadused toimivad. Ja nüüd siis siia tagasi tulles, ehk siis kuidas me neid spekke siis kokku kirjutame, mida me üritame siis saavutada. Ja siin on nüüd pikalt laialt mul sellest juttu, kuidas see kõik käib, mis need põhimõtted, mitte pikalt laialt ei ole, mis on kontsentreeritult, et mis need ideed siis on. Ja idee on siis nimelt see, et siis nende spetsifikatsioonidest peab saama siis see tõeallikas, vähemalt loodetavalt. Ja spek on siis selline struktureeritud, just nimelt käitumisele, ärireeglitele suunatud naturaalses keeles kirjutatud dokument. Ehk lõppkogu selle lihtsalt tehnilises vaates on see 3, 4, 5 erinevat Markdowni faili, mille alusel te hakkate ühte või teist muudatust siis sisse viima. Ja kui see muudatus on sisse viidud, või täpsemalt kõigepealt te loote need failid, siis nüüd teie tööks enam ei ole mitte siis enam pull request'i review imine, ehk siis koodi review imine, vaid teie tööks on nüüd selle inglise keeles, võib-olla ka eesti keeles kirjutatud spetsifikatsiooni läbilugemine ja selle üle vaidlemine ja selle edasi-tagasi põrgatamine ja siis lõpuks selle heaks kiitmine ja siis koodi nagu arendamine. Ja jällegi eesmärk on ju näpuga koodi mitte katsuda. Ehk kõik peaks käima selle speki kaudu. Ja mis on nüüd, mida te siin peate harjutama kindlasti, ehk siis minu eesmärk on see, et teie järgmine kodutöö tuleb selline, kus te peategi seda tegema, ehk kustutama ära koodi ja spekkide põhjal genereerima kogu oma asja uuesti. Ehk selline ülesanne on kindlasti tulemas. Ja nüüd, kuidas siis seda teha? Ehk nüüd kiirelt käed koodi peale hakata harjutama. Ehk meil on siis terve hulnik vahendeid ja süsteeme, mis siin parasjagu arenevad selles maailmas. PMAD,
Specit, OpenSpec, GST, toreda nimega Get Shit Done ja veel terve hulk igasuguseid asju. Jällegi siin on osadega häda see, et need on mõneti nagu mõne vahendi spetsiifilised, ehk mõned neist töötavad ainult cloud code'iga, mõned neist on universaalsemad, töötavad siin ja seal. Ehk siin on nagu väikesed erinevusi. Ja ennekõike siis erinevus, kuskil on mul siin kokku võetud üks tore tabel, ma käin ka need erinevused põhivariandid läbi. Aga ütleme, et siis selline tore nagu tabel siin, mis ütleb, on ju, kus siis üht või teist peaks nagu kasutama, kaua selleks umbes aega läheb, palju sealt midagi nagu tuleb. Ja kõige suurem nendest on siis see BMAD, mis on niisugune lazy nagu lemmik, on ju, kus me asume siis kirjutama panka. Ja BMAD on siis selles kontekstis tavaliselt siis mõistlik, on ju, kus teil on a la 40 mikroteenust, 200 repositooriumit, 20 arendajat, on ju, 10 mingit marketingu tegelast ja kõike muud taolist, on ju, oma technical writerid, mis iganes tiimid teil seal veel võiksid olla, on ju, siis selles kontekstis teha seda asja. Kus on siis kõik asjad eraldi ja tokenid võib põletada ka siis nagu lõpmatult, on ju, ehk siis mis on tiimi tugi? Ja, ikka, seal on kõik see olemas. See on niisugune, me ilmselt proovime seda kuskil kõige lõpus ka nagu käima panna, aga siin on, mida ma praegast nagu näen ja tean sellest, olen näppinud, siis selline selleks, et Hello World ära genereerida, kulus kõigepealt 8 tundi setup'it, et see asi nagu käima saada. Et kogu süsteem nagu püsti panna. Siis siin vahepeal on siis Specit. Specit algas hästi paljulubavalt. Specit on siis GitHubi ehk siis Microsofti ametlik projekt. Algas hästi paljulubavalt ja siis lõppes sellega, et Specitist arendajad lahkusid, kes kuhu läks iganes tööle, äkki läks Anthropicus'e, läks Microsoftist ära. Ja tunne on niisugune, et Speciti arendus justkui jäi nagu seisma ja need asjad, mis seal olid, see käib nüüd kõikide kohta küll siin, see on kõikidel probleem. Ehk kõikide nende projektide probleemiks on see, et neile tehakse suuremas koguses Sherlockit. Ehk on ju, siin on olnud mitu tööriist, näiteks sama GST on ju Get Shit Done, mis tuli välja, sai populaarseks, on siis cloud code'i spetsiifiline, kulus kuu aega ja siis see sama asi implementeeriti cloud code'i otse. Ja sellega oligi see projekt nagu läbi omadega. Ja samamoodi see, mis tegi Specit, see siis suuresti läks siis on ju Copilotisse. Et mingid asjad võtsid Copilotisse üle, et hurraa community testis mingid värgid ära on ju, ja mingite teiste agentide peal ka seda prooviti igat moodi on ju, ja lõpuks on see, et Specit jäi nagu seisma mingil määral ja Copilotis käib nagu elu edasi omamoodi. Ja siis kõige vasakul siin on siis OpenSpec, mis on siis nendest võib-olla selline kõige lihtsam, ennekõike võib-olla mingil määral tehtud, ehk siis need ei ole päris nagu lõplik nagu tõde, on siis sellise brownfieldi projektide peal, kus teil on juba mingisugune koodibaas olemas, mis on see, mida me kõige tüüpilisemad kogu aeg teeme. Ega väga palju meil seda õnne nüüd ei ole, eriti kui me kuskil ettevõttes oleme, et meil oleks kõik nagu greenfield ja hakkaks nullist peale, ehk kuidas siis hakata siis selle eksisteeriva koodibaasiga siis midagi nagu tegema. Ja ta on ka kõige vähem sellist tseremooniat nõudev asi, ehk siin on nagu mõistlikult võimalik kontrolli all seda hoida, et mida ta genereerib, kui palju ja kui palju seda review'd siis tegema peate, et iseenda nagu mentaalne load on nagu kõige mõistlikum selle asja juures. Aga me jõuame neid siis kõiki nüüd siis nagu näppida. Ja siin on niisugust nagu ilus kaunis joonis mul sellest kuskilt välja kaevatud, äkki mis teil OpenSpeci enda käest, kuidas siis kogu see asi nagu välja näeb. Ja kui seda protsessi siin läbi lugeda, siis tegelikult on see hästi lihtne, on ju. Alustame, kõigepealt võime teha nagu eksploratiivse faasi, on ju, ehk siis mudeliga vestelda, et mis me teha tahame. Siis ütleme mudeli, et hurraa, et me oleme nüüd lõpuks nagu läbi küsimuste vastuste, läbi sokraatilise meetodi selle paika saanud. Nüüd teeme palun plaani, siis saate selle plaani läbi lugeda, siis saate selle plaani ellu viia, siis saate selle ära testida, siis ütelda, et kuule midagi ei puudu, siis minna nagu tagasi, juba implementeeritud plaani uuesti parandada, jälle ellu viia, edasi-tagasi need samme seal teha, kuni lõpuks ütelda, et jah, mu asi on nagu valmis saanud ja selle käigus siis tekkinud kõik nii-öelda need artefaktid, ehk siis kõik plaanidokumendid nagu tõsta nii-öelda arhiivi ja kõige tähtsam siis need sealt tekkinud spetsifikatsioonid kleepida juurde või muuta siis seda suurt spetsifikatsioonide kogumikku, mis sellest tekib. Jah.
Absoluutselt. Ja siis ta mul oli see asi märkamata. Mingi hetk ta nagu hakkab nagu närima, aga see on nagu hästi oluline, sest esimene plaan, mis ta genereerib, seda ikkagi hüppab üle mingitest asjadest ja kui on mingi suurem mõjuga koht, siis on hea seda sinna vahel. Ja see käib koodi kohta, kui te siin koodiga valmis saate, siis pärast seda tuleb oma koodile, ennem seda, kui te hakkate ise review'd sellele koodile tegema, mis siit välja tuli, siis ennem seda tuleb lasta loomulikult mingisugusel agendil seda koodi review ida. Ja minu lemmik code review nagu prompt oma olemuselt on, kuna te jällegi peate mudelit juhtima, see nõuab lihtsalt harjutamist, et see mudeli juhtimine on ja sellest arusaamist, siis mudelid on kõik psühhopandid. Ehk nad üritavad teha kõik selleks, et teile meeldida. Ka seda, mida ei tohiks teha. Ehk parim prompt, kuidas saada code review, on talle ütelda, et kulla mudel, sa oled süsteemi arhitekt, sulle on antud ülevaatuseks võõras kood, sa vihkad seda südamest, see on täis valesi arhitektuuri mustreid, mäluliike ja mida veel iganes, palun review see offensive'ilt, palun review kogu see koodibaas läbi. Ja see reaalselt mõjub selline lause ülesehitus. Siis ta võtab endale selle rolli, et hurraa, mul on tulnud uus allankija, keda ma jälestan, ta on juba inimesena mulle vastik ja hakkab seda koodi nagu oluliselt teistmoodi lahkama. Koodid tahab erandliku mängida selle jaoks nagu native, et simplify või mingi selline. Ja see on veel eraldi teema selle nagu cloud code'is olemas, et kuidas koodi lihtsamaks kirjutada ja refaktoreerida. Ehk seda kõike siis saab teha. Ja mis siis selles OpenSpec'ist siis lõpuks nagu välja tuleb? Ehk kohe topib siin käed ka sisse. Aga reaalselt on teil siis 4 /command'i, mida te oma agendile kirjutate. Erinevates agentides natukene erinevalt. Ta ise installeerimise käigus alguses küsib, et mis agentide kasutate või mitmeid paralleelselt on ja. Ja tekitab teile kõik need õiged lühendid, ehk nad võivad olla ka kujul ops1 _propose.md, need siis kilocode'is ehk toimivad ka need käsud. Ja nende käskudega käib siis kogu selle asja tegemine. Ehk kõigepealt ütlete ops1 propose ja annate kirjelduse, mis te teha tahate. Sealt siis tuleb igasugused vestlused, küsimused, pikk arutelu. Korduvalt jääte seisma, vaatate selle asja üle. Kui te olete lõpuks selle plaaniga õnnelik, siis ops1 apply. Vajadusel siis see speki nimi sinna kaasa, kui teil mitu tükki korraga nagu lahti on, siis neid saab paralleelselt teha. Ja lõpuks siis, kui te olete kõigega sellega valmis, siis ops1 archive ja see kirjutab siis selle asja arhiivi ja paneb teie spetsifikatsioonid otsa üleüldistele spetsifikatsioonidele. Ja kui te ei tea, mida te teha tahate, ehk te ei oska siia descriptioni koha peale midagi kirjutada piisavalt selgelt, siis on nullkäsk, on siis see ops1 explore, mis siis hakkab teie käest küsimusi küsima. Ja see on kõik brand new, seda OpenSpec'i on nüüd ümber tehtud ka juba korduvalt. Need on siis minu 2 tundi tagasi kirjutatud värsked asjad siia, kuidas see parasjagu käib. See käsud on kõik, tegelikult need on mingi promptid. Tegelikult on need promptid, jah. Nad on promptid ja mida see OpenSpec veel juurde toob, on siis natukene käsuri ja utiliite, millega neid asju kopeerida, võrrelda, vaadata, et nad on õiges formaadis ja kõike muud, aga muidu on see puhas butafoor ja on üldse promptid, süsteemi promptid. Neid saab nagu ise muuta, neid saab parandada, sinna saab ise samme juurde kirjutada, panna juurde oma mingid flow'd ja mida iganes teha. Et mingit imet siin ei ole, selles LLM, nagu me kunagi juba esimeses loengus rääkisime, on ju lihtsalt nagu tekst sisse, tekst välja. Ehk kuskilt peab see tekst tulema, mille alusel ta seda asja nagu teeb. Et ega see midagi muud nagu ei juhtu. See on väga mõistlik dokument, aga räägib sellest samast, millest ma siin parasjagu räägin. Ja üks siis, mida siis peaks jälgima, on siis see, aga see on nagu üleüldine tarkvaratehnika tegelikult, millest see räägitakse, et kõik need asjad siis peaksid olema hästi fokusseeritud. Et kui te teete ühte muudatust, siis see üks muudatus peaks rääkima ikkagi nagu ühest koherentsest nagu loost, mida te teha tahate. Eeldan, et kui te olete tarkvaratehnikat vähegi teinud, kes on oma elus näinud Jirat ja sprinte ja Jira tiketeid ja kõike muud taolist, siis te umbes nagu võiksite selle maailmaga nagu tuttav olla. Et ei saa kirjutada ühte taski mingisuguseid random crap'e nagu risti-rästi kokku. Kindlasti saab, võite ütelda, et mul on nagu maintenance task, ja seal on nagu täiesti nagu siga ja kägu erinevatest süsteemi otstest mingid ülesanded kirja pandud.
ja siis te proovite sellele planning pokerit teha ja mida muud iganes on ju, see on nagu täielik kaos tegelikult on ju, noh, refinementi ja kõike muud on ju. Ma küsiks, kes siin kohal olevatest on nagu korralikku tarkvaratehnikat läbi teinud? Mõtlen nagu päris elus. Sina mingi ülikooli töötaja said ja midagi on ju sellest suurt on ju. Üks käsi siit tuli on ju. Et see on tegelikult terved mustrid, kuidas siis tarkvaratiimid käituvad on ju. Mismoodi seda asja juurutatakse, et mis asjad on, või nii-öelda, kuidas see töö planeeritakse, on ju. Eks seal on see inseneerid, managerid, team leadid ja muud asjad on ju. Siis on igasugused töö ettepanekud, töö review imised, backlogid on ju, noh, kõik seal on terve hulk nagu asju, kuidas see... Just tulid siuksed koosolid. Seda sellest rohkem rääkida. Miks siis terve kari mingisuguseid nii-öelda agiilseid tehnikaid on ju, kuidas seda kõike siis nagu teha on ju. Ehk siis kõik siis siuke jutt. Ja need olid siis niukest nagu 4 põhikäsku, mis siis seal selles maailmas on. Ja nüüd, kes tahab natuke rohkem, siis te saate tegelikult konfida, mis on nüüd see muudatus, mis viimasena tuli, et tekiksid siis kõik käsud, mida siis OpenSpec teeb. Ja siin on siis need natukene rohkemate see nagu sammudena, tükkidena lahti võetud. Kui te ei taha kõikide asju nagu korraga ühes sammus teha, siis nii-öelda vana, ka 2 nädalat tagasi veel on ju, siis hakkas see peale käiba OPS-X New'ga, siis sealt tuli edasi OPS-X Continue, kus tehti ükshaaval nagu plaan ja taskid ja asjad valmis, igas sammus sai siis nagu asju parandada. Siis oli eraldi task on see OPS-X FF, mis siis tegi kõik need Continue 3 sammu nagu ühe korraga ära ja kõike muud taolist. Need nüüd visati kõik nagu välja või pandi nii-öelda advanced tool'ide hulka ja core on siis, mis te alguses saate, on siis need 4 käsku on ju, mis on ka kõige nagu põhilisemad. Ehk nüüd ülejäänus ei ole tegelikult nagu väga siin nagu vaja on ju. Ja kui ma ütlen, vaatame, mida see asi teeb, vaatame korra näidet ka, ma võtsin oma enda koodibaasist selle täitsa nagu valmis asja, siis mis näide on mul, kodus ära korraga. Spec example. Ehk siis tegin sellist asja, et saaks, kui Microsoftiga nii-öelda astmed Core'i rakendus, kui Microsoftiga logitakse sisse, et siis automaatselt antaks kasutajale ka mingisugune kasutaja roll. Et tekiks user role, et ei oleks lihtsalt nagu sisse logimist omav kodanik on ja saaks midagi teha. Noh, küll mida mul siin ei ole, siin ees on siis minu mingi prompt, ehk kuskil siin oli minu 3 lauset juttu, mida ma saada tahan. Aga sellest siis tekkis kõigepealt asi, mille nimi on siis proposal MD. Kus on siis seletatud, mida ma saada tahan. Seda, ta ei räpi mul teksti siin parasjagu. Peaks seal mingid reavahetusi siia vahele panema, aga võite ise seal nagu veebis nüüd edasi scrollida selle asja otsas. Mis muutus, mis juurde tuleb, on ju, mida muudetakse, kui oluline see on. Noh, kui te nüüd jällegi, Illimar kindlasti süda laulab seda juttu lugedes, on ju. Kui saaks töö juures ka sellist kirjeldust, küll oleks hea. Me tahame nuppu, on ju. Miks, kuhu, mida see muudab, on ju. Et kes on vähegi selles maailmas olnud, et kui te olete toote omanikku näinud, kes niisugused asju suudaks kirjutada, küll oleks tore, on ju. Ehk oleks nagu mina oleks väga õnnelik olnud, kui mina oleks kunagi niisugused asju saanud. Või vastupidi, et kui te olete nagu arhitekt senior, siis te vastupidi ütlete, et ma ei taha mitte midagi sellest teada saada, on ju. Ahah, tahate nuppu siia saada, fine, ma lähen teen nupu, tšau baka, on ju, ma tean ise kõiki, mis siin teha tuleb, on ju. Nii on ju. Mis see teie põhimõte on? Siis on ju, mis siis nagu põhiline fail, mida siis tehakse, mis on oluline, on siis see spec. Ehk spec MD, mis siis räägib sellest, mis need ärinõuded on, mis siis tegelikult peab olema. Ja kes teab, mis keel see on, mida siin kirjutatakse? Keegi tõsta kätt. Või mis selle syntaksi nimi on. Ehk see keel või syntaks, mille nimi on siis Kerkin ja mis on siis üks osa nagu tarkvaratehnika maailmast, kus on siis nimelt need sõnad, mida siin on siis suurelt kirjutatud, on ju shall, when, then, and. See on nagu spetsiifiline syntaks, kuidas selliseid nõudeid kirja pannakse. Ja need on siis sellised nagu, no ütleme, user story, kasutajalugusid olete ikka kuulnud, on ju, sellist terminit. Et see on siis selline kasutajalugude nagu sarnane, siis mingid stsenaariumid, on ju. Et siis, kui uus kasutaja logib sisse läbi Microsofti autentimise, siis peab juhtuma see ja peab juhtuma see
ja siis, kui see läheb katki, siis peab juhtuma see ja see ja kui see on juba olemasolev kasutaja, siis peab juhtuma see ja nii edasi. Ehk sellised case'id on kirja pandud. Siis tuleb sinna juurde selline asi nagu design MD, mis siis räägib, kus ja kuidas see peab nagu olema, mismoodi see peab välja nägema, mismoodi arendaja peaks tööd tegema, mis on eesmärgid, mis on mitte eesmärgid, mingisugused otsused selle juures on ju, mida meil selleks tarvis on, eks selline arendaja, selle nimi on siis, võiks ütelda, on ju Illimar, mis selle nimi on? Ma arvan, et selle nimi on task refinement on ju. Et see on nagu see, mis tuleb välja task refinement'is, kus senior arendajad omavahel vaidlevad, kuidas me seda taski implementeerime. Et me saime nüüd tooteomaniku käest mingisuguse nagu user story'd on ju, mingisuguse disaini, mida me tahame on ju, ja siis lähevad nagu tehnilised inimesed vaidlema selle üle, kui kaua meil selle aega võtab ja kuidas me seda tegema peaksime. Ja mis on nagu tehnilised probleemid selle kõige asja juures on ju. Siin on nüüd juba kirjas siis konkreetsed platvormiga seotud nagu tehnilised küsimused on ju, mis ei saa olla ärireeglites kirjas on ju, kust ärireegli jumala justas kõik, kuidas me oma userit päriselt nagu handlime või mis koodiga me tal ühte või teist rolli nagu anname. See seal nagu ei huvita. Ja siin ka siis igasugused probleemid, alternatiivid, mida on kaalutud, mis on mingisugused otsused, kuidas seda teha, mis on nagu mingisugused riskid ja miks me nüüd oleme nendega nõus. Ja siis viimase asjana tekib sealt siis niisugune asi nagu tasks MD, mis nüüd siis ütleb konkreetselt juniorile, loe kõik see jama läbi ja siin on sinu ülesanded, mis sa pead nüüd täitma. Ja kui sa oled ülesanded ära täitnud, siis pane siia nüüd siis ristikene on ju. See on Markdowni formaadis, kuidas taski sellist to-do listi nagu tehakse. Kuidas siis tema nagu märgib, et üks või teine või kolmas etapp on nagu läbitud suurepäraselt. Ja lõpuks jääb siis järgi siia mingisugune testing, mis minu näites oli manuali tested on ju, kus ma jätsin linukesed millegi pärast panemata ja siis kui ma seda arhiveerisin, siis muidugi süsteem ütles mulle kohe, et kuule, kas sa oled ikka kindel, et sa tahad seda arhiveerida, sest sul ju ometigi ei ole testid läbitud, et are you sure on ju. Ja siin nüüd igasuguse tarkvaratehnika kohaselt muidugi on ju igast asjad mul puudu on ju, et selles projektis mul näiteks, kuna see on puhtalt selline eksploratiivne projekt on ju, siis mul ei ole unit teste. Sageli sellistes kohtades, kui me räägime tellega, et AI peaks nagu vormis püsima on ju, siis te tegelikult pigem teete test-driven development on ju, ja saate teha. Ehk või ütleme, vähemalt te kirjutate testid tagantjärgi, aga kogu see süsteem oskab ka väga hästi teha test-driven developmenti, kus te ütlete, et kõigepealt kirjutame testi, see test peab minema negatiivseks, ehk olema punane on ju, ehk ta ei lähe läbi ja alles siis me hakkame koodi kirjutama. Et saate kogu seda tsüklit talle selgeks teha. Ja üks nagu paradigma muutus, mida siin maailmas siis palju räägitakse või arutletakse, on siis see, et mismoodi me seda koodi nüüd siis kirjutame või seda kogu seda süsteemi kasutame. Just nimelt tarkvaratehnika ja koodi arenduse nagu sellises filosoofilises mõistes. Ja üks lähenemine parasjagu ongi see, et kuna see on nüüd muutunud nii odavaks ja nii kiireks, siis teeme ühte sama projekti 10 korda ja viskame koodi minema. Ehk teeme 10 pull request'i, millest alles 1 või 11 aktsepteeritakse. Ilma probleemideta. Ehk proovime läbi, katsetame oma UI-si, viskame minema, teeme uue, testime, ei kõlba, oleme tagasi, parandame spekke, veel kord on ju. Muudame üldse, viskame spekid minema, hakkame üldse nullist peale, saime aru, et läksime valesti, sest see, mis oli vanasti väga-väga kallis, see arendaja töötund on ju, võttis nädalaid ja kuid aega, enne kui sealt midagi välja tuli ja tuli ilgelt nagu hoolikalt mõtelda, mida ma arendaja käest küsime, sest see kõik oli väga kallis on ju, istus Andres Käver ja küsis 15 000 eurot kuus palka on ju, siis nüüd enam ei ole meil Andres Käverit, kes küsis 15 6 eurot palka on ju. Ja veel hullem ma ikkagi küsisin selline nagu võiks küsida või küsisin on ju mingites kontekstis selline 500 000 eurot aastas palka on ju. 200 000 palka ja 300 000 optsioone on ju. Microsoftiga saad muud sellised kohad on ju. Siis nüüd seda enam ei ole. Palka ikka küsitakse, makstakse ka on ju, aga nüüd siis mingite teiste tegevuste eest. Ja nüüd siis idee ongi just nimelt selles on ju, et kuidas saada siis kokku need võimalikult head spekid on ju. Ja nüüd me saame need spekke kirjutada kokku ikkagi reaalse nagu koodi eksperimenteerimise käigus on, sest selle genereerimine on nii odav. Teeme, proovime, viskame minema. Ja üks hea näide sellest maailmast on, selle mängul oli mingi veider nimi. Mingi zombie killers, aga midagi nad tapsid seal. Ja see oli algselt täiesti idiootne mäng, kus sai mingis maailmas ringi kõndida. Iga kord, kui te vaatasite kolli poolest, automaatselt seda kolli tulistasite.
Ja siis see mäng läks natukene paremaks ja selle kirjutas üks kutt üksinda täiesti ja kirjutas seda mingisuguses imelikus JavaScripti raamistikus, asi toimis brauseris. Ja toimis siiamaani brauseris. Aga see mäng oli nagu mingil määral populaarne ja sellest kirjutati, mis see Nintendo Switch on, see handheld on ju. Ja sellest tehti Nintendo Switchi versioon või Nintendo nii-öelda ostis seda tema käest, ütles, et me tahame Nintendo Switchi versiooni saada. Nintendo Switch teatavasti sel hetkel, kui juba välja tuli, oli aegunud tarkvara. Ja oli uimane ja tema mälu, Nintendo Switchi mälu on aeglasem kui kõvaketas, niisugused probleemid on seal. See on ka tõeline ikaldus. Ja kuna see mäng oli kirjutatud tal JavaScriptis, siis ei olnud mingit lootust seda sinna Nintendo Switchi peale saada ja lahendus oli see, et kodanik palkas endale vist 2 või 3 C++ arendajat, kes kirjutasid kogu selle mängu ümber siis vastavas C++-is ja ajasid selle sealt Switchi peal tööle. Ja nüüd on jõudnud siis tarkvara arendus käib nüüd jätkuvalt siis samamoodi edasi. Ehk juhtarendaja ja mängu idee autor kirjutab seda brauseris JavaScriptis, testib seal kõik oma asjad läbi, tekitab seal mis iganes süsteemid ja kui ta on nagu mängu ideelise lahendusega rahul, et nüüd see töötab nii nagu vaja on, siis läheb see nende õnnetute C++ arendajate kätte, kes kirjutavad sellest päris versiooni. Nüüd ta on nii Switchis kui ka streamis. Mingi vampire killing või mingi mis iganes selle mängu nimi oli, kus ma seda case'i lugesin. Ja see nüüd nagu siis umbes üsna samasugune näide, et te siin muid kui teete, genereerite, viskate minema, teete uuesti, parandate oma asju, kuni lõpuks saate siis kokku töötava lahenduse. Ehk neid eksperimente on hästi lihtne teha. Hästi lihtne on kas olemasolevast koodibasist forkida, või pidada kõrval täiesti mingit teist projekti, mille peal kogu seda värki siis nagu teha. Ja proovida, kuidas see asi siis nagu välja tuleb. Ja siin see ongi sellised, mul on igast juttu kirjutatud, mille võite kõik kaunesti läbi lugeda, ma hästi palju siin peatunud on käed koodi panna. Ehk siis selline architect mode, see spec first, mis visatakse minema. Spec anchored, kus me siis pärast seda, kui iga task on kirjas, kirjutame selle siis tagasi. Võib-olla see open spec on nagu siin kuskil. Ja lõpuks me üritame siit spec anchorist jõuda siis välja sellesse spec as source nagu tasemele, kus siis meie spec'i üle aja siis muudkui nagu parandatakse, inimene seda täidab ja lõpuks me saame oma koodi uuesti kirjutada ja siin nagu selles etapis ei tohiks kasutaja siis arendaja enam seda koodi üldse nagu käega katsuda. Ja see maailm on meile siis tunneli lõpust suure valguskihina täie hooga peale sõitmas. Ja me ei ole päris kindlad, mis me teha saame, sest me oleme kõik arendajad on nagu lemmingud selles tunnelis ja sealt tunneli teisest otsast tuleb nüüd rong. Ja rongi ja seina vahele jääb üsna vähe ruumi. Küsimus on, kuhu kõik need arendajad mahuvad, kes nagu rongi ja seina vahele ära ei mahu, kui see rong meist mööda hakkab minema. Ja kui valmis te selleks olete, et oma kõht sisse tõmmata ja seal seina vastas nagu liibuda ja ellu jääda. Ja kõik ülejäänud saavad seal ilmselt selle rongiga pihta. Ehk mul on nagu kuskilt me jõuame küsimusele, et mida kõik need arendajad peale hakkavad. Ehk ennekõike suur küsimus on, mis me juunioritega peale hakkame. Ja kust me saame tulevasi nagu seenioreid, kui need seeniorid vanaks saavad ja ära koolevad. Kui nüüd on, enam ei ole võimalik seda koodi ise nagu käsitsi kirjutada. Sest see, mida süsteemid ei tee väga hästi hetkel, ehk ilmselt tulevikus nagu teevad kogu järjest paremini, on siis see küsimus, et miks me teeme, mida me teeme, ja tehniliselt seal sees siis see suur küsimus, mis selle asja arhitektuur on. Et siis kaevab kraavi väga hästi, aga miks me seda kraavi siia kaevame? Kus on kirjas see, et siia peab pilvelõhkuja tulema? Miks me hakkame 5 aastat varem soos tühjendustöid tegema, sealt Rail Balticut läbi tõmmata? Need on nagu küsimused, millele peab mingisugune arhitekt oskama vastata. Ja see, kes nagu soos oskab reaalselt kuivendustöid teha, tema ei tea sellest suurt nagu midagi, miks seal need kuivendustöid nagu tehakse. Ja nüüd me oleme selle lihtsa töö nagu hakkame ära automatiseerima ja mis siis sellest kus me neid keerulise töö tegijaid saame, kui nad ei saa lihtsalt tööd nagu harjutada, on nagu hea küsimus. Ehk nad saavad seda lihtsalt tööd harjutada, aga nad peavad tahtma seda teha, mis on minu parasjagu õppetöös üks suur nagu probleem. Et kodutööd on mõttetud, tudengid vaibivad kõik asjad kokku ja vaibi koga, aga küsimus, kuidas nad selle juures õpivad. Ja mida nad peaksid üldse õppima? Kõik tööriistad. Endiselt. Isegi siis ei vaibi. Ja kui nad käsitsi ka ei tee, siis nad teegi mitte midagi. Ja hea küsimus siin on see, et kui nüüd on kõik need tööriistad olemas ja meil on eeldus, et need kasutatakse ja kui ülesanded on vastavalt üles ehitatud, siis mida teha ludiitidega? Mida te teete maaparandusülikoolis,
kus teie eesmärk on õpetada inimesi on ju soit kuivendama ja kus teil on kõik traktorid ja asjad ja kammajaad on ju. Ja siis teil tuleb ülikooli tudeng, kes ütleb, et noh, see traktor on väga tore, aga mina ei tulnud siia selleks, et traktoriga sõitma õppida ja seda juhtida, vaid mina kavatsen labidaga kaevata soodes kraave. Ja teie lõputöö ülesanne on tunni ajaga 10 kilomeetrit kraavi läbi soo. Tema ütleb, mind ei huvita, mina tahan labidaga kaevata. Mis tegema peaks? On ta ettepanekuid? Magistrid? Või mitte magistrid? see endiselt ikka magistrid. Jah. Siin oli magistreid vähem. Kui pakasi, kes parasjagu selle dilemma ees istuvad, on ju. Või kellega mina selle dilemma ees istun, on ju. Võib-olla on see endast mööda läinud. Nii. Aga nüüd siis. Nüüd käed koodi lõpuks. Mu arvuti läägib jälle, sest see Teams salvestab ja poob täie. Tahaks. Aga oht on see, et sügisel tuleb uus, on ju. Jutt vähemalt on teoreetselt, et sügisel peaks tulema nagu täis redisain, vähemalt kuskil peaks tulema, on ju, OLED ekraan ja mis iganes muud asjad. Minu kõige suurem upgrade'imise soov oleks see, kui nad tuleksid Maciga lagedale, millel on lõpuks nende sisse ehitatud andmeside. Ma vihkan seda kuradi hotspoti. Ja jutt on, et tuleb. Sest ma naudin seda, kuidas iPad on selline, et ma teen selle lahti ja see kohe töötab, on ju. Kõik on olemas. Ja ma teen selle kuradi jama lahti ja ma olen kogu aeg otsima, kus mu kuradi hotspot on ja millal see püsti tuleb, on ju. Ja kus mu telefon on parasjagu. Miks nagu neil on chipid, asjad, eSIM, kõik on olemas. Nad on teinud kusjuures sellised Mac'e. Need nagu prototüübid on olemas olnud. Need on nähtud. Kus on eSIM sisse ehitatud või noh, mis iganes, siis on veel SIM-pesa vist tegelikult. Kui see välja tuleks, siis ma nagu tõsiselt nagu upgrade'iks. See on minu üks kõige suuremaid kuradi piinamisi on see, et ma avan läppari kaane kuskil autos ja siis mul läheb nagu 40 sekundit enne seda, kui ma saan nagu andmesidega taha endale. On? Mitu? Jah. Aga see on jama sellest, vaata, siis on sul mingi see USB modem ja selle pealt see mingisugust nagu ütlema, et ennast vahendab vanasti oli niimoodi. Ehk uuedest on ka sellised, kus ei peagi midagi ütlema, et saad nagu built-in nagu asja teha. Jah. Nii, ja nüüd on küsimus. Oma kiibiga nüüd on juba jah. Uus on ka juba tegelikult nende oma kiibiga. Wi-Fi 7 mingid asjad juba nende enda kiibi pealt. Võiks läheneda. Mis oli päris palju, kusjuures mingi $20 oli see per kiip oli see nii-öelda. Nii, nüüd on küsimus, milles ma peaksin seda projekti kirjutama? On teil ettepanekuid? Ma päris veidras asjas ei tahaks kirjutada. Ma kirjutan Androidis näiteks. Pakkumisel, mis seda nagu teeme jaamas. Igal ühel omas värgis on ju. Mida? Meil on olemas. Ekraanika Mac on näed seal laua peal. Laua peal on mul puutunud. Mul on M5 MacBook. Nii, teie kõikide rõõmuks teeme siis, teen seda täiesti teises asjas, kirjutame Androidi rakenduse. Mis see peaks siis olema? Chatbot 123. Tundub fine. Mis sa nüüd ohkad nii raskelt? Sa oled jälle istunud valesse kohta. Või sul on paremaid prille vaja. Ja võta Teamsist pilt ette endale või Echost. Või see on sinu mõtetes nagu roosa element parasjagu. Sa ei suuda, nägite, kuidas ta ei suuda mitte mõelda roosast elemendist parasjagu.
Nii, küll natuke läheb nüüd Androidiga aega, kuni see siin higistab. Kuni ta oma pildi ette saab. Aga nüüd mitte lõpmatult kaua. Nii, nüüd siis võib proovida, kas kilokõud siin töötab ka. Looda sa sellega. Miks minu kilokõud küll ei tööta? Vaataks korra seda asja, kus on Android Studio settings. Mis minu pluginate staatus siin on? Okei. See on täitsa ju 5.9.0 vist peaks olema värske või? Nii, aga ma teen siis kavalat rätsi ja lähen, mis sellesse nimeks mul sai? Ei, ma panin selle üldse kuulge. Open Finder. Kuhu kohta ma tegin selle projektiga lomadega? Columns. Chatbot. Mine. Source. App. Okei, mingi see on üks kohta. Social appsid olla. Seal ta ongi midagi. Mis asja? Nii, aga ma võtan siis lahti Visual Studio Code'is, kus see elu tavaliselt päriselt enamuses nendes maailmas käib. Enne seda, kui te jõuate sinnamaani, kus see elu käib teil kõik command line'is. Nii, nüüd on siis variant, kas hakata siin otse midagi kirjutama. Ehk võite architect mode'is ütelda, et palun loome plaani edasi-tagasi sinna-tänna, on ju. Loob ka, aga see on siis see plaan, mis ära kustutatakse pärast ja millest teil midagi järgi ei jää. Nüüd selle asja siis parem versioon oleks siis OpenSpec installite ära, siis saate teha niisuguse asja nagu OpenSpec init, olles oma seal projekti sees. Ja esimene küsimus, mis te saate või ainukene peaaegu, või ongi ainuke küsimus, on see, et valige oma tööriistad, mida te kasutate. Ehk mis agentic development tool'i te kasutate. Minu puhul siis on siit mul valida minu paar põhivahendit. Võtame Cloud Code'i ja võtame Kilocode'i. Aga nagu näete, Pi on siin ka olemas. Enter, confirm. Ja selle peale öeldakse, palun nüüd restartiga oma IDE, ehk ta teeb mingisuguse portsu asju siis seal IDEs. Ehk ma võin nüüd korraks selle IDE uuesti kinni panna ja uuesti lahti võtta. Ja nüüd, kui siin nüüd proovida siia midagi kirjutada, ehk siis /op, siis nüüd tulevad need OpenSpec'i käsud siit välja ja kõik need 4 käsku on siin olemas. Ja nüüd, kui te teate, mis te teha tahate enam-vähem, siis te hakkate peale sellest OpenSpec propose'ist, ehk siis Kilocode'is need kirjutatakse mitte kooloniga, vaid sidekriipsuga ja .md lõppu. Ja Visual Studio Code'is ongi see võib-olla toredam vaadata kui Android Studios. Siin saab siis vaadata, mida ta päriselt tegi. Ja kui te vaatate siia .kilocode, siis siin on olemas meil skills ja workflows. Ja kõik need käsud on siin tegelikult näha. Seesama OpenSpec propose
võite siit lahti võtta ja lugeda läbi 100 rida nii-öelda süsteemi prompti, mida see asi siia kaasa tõi. Ja teistpidi siis mingi skill, mis räägib seda sama asja, kuidas seda asja siis peaks nagu koostama. Aga mis ta siis päriselt teeb? Ehk kui ma nüüd üritan chatboti Androidis kirjutada, on ju see esimene asi, nagu ikka, algab peale kõik kasutajaliidesest, on ju. Ma ei taha enne midagi teha, kui ma olen kliendile näidanud, et milline see asi välja näeb. Ja ma kujutan ette, et kui ma mõtlen oma Androidi kasutajaliidese peale, siis meil on seal kaks ekraani mul vist tarvis, on ju, chati ekraan ja seadistuste ekraan. Noh, ma tahan ikka mingit süsteemi prompti asja seal nagu näppida, on ju. Ma lähen toorelt API vastu, on ju. Create a plan. To design Android. Ma ei saa niimoodi kirjutada, kui tähed jäävad vahele. Android UI or chatbot app. Main screen with chat interface. Second view with system configuration. In system conf include areas for system prompt. Mis meil vaja on? System prompt on ju persona and history. Nii, kas ma oskan veel midagi kirjutada? Persona on see, millisena peaks LLM ennast sinu suhtes kehtestama. System prompt on tavaliselt niisugune asi, mida sa ei saa muuta, on ju. Noh, ütleme siin nagu saab, on ju. Selleks kõik kokku kirjutada. Need erinevad tekstiblokid sisuliselt, on ju. History on mingisugune summari, mis sul tekib, on ju. Persona on umbes niisugune, et noh, mul on niisugused naised, lapsed, mul on see teine kolmas, on ju, või niisugust asja sinna kirja panna. System prompt on lihtsalt mingisugune you are helpful assistant või midagi niisugust, on ju. Sisult need kõik kleebitakse lõpuks omavahel nagu kokku, on ju, üheks tekstiks, on ju. Ja mingisugune history. Sisult system prompt on tavaliselt koordinaator mingite muude tekstiblokkide vahel, on ju. Kus sa ütled, et vaata sinna, vaata tänna. Ja lõpuks on see kõik lihtsalt tampeet teksti, on ju. Mis meil vaja on? Include mock for tools with toggles to disable them. See on back-endi jutt. Ei, see nüüd ei ole back-endi jutt otseselt, on ju küsimus, kus me siin selle teeme, on ju. See on õige, on ju. Kus ma tahan selles rakenduses hoida, on ju, kasutajanime ja parooli, on ju, või noh, mingit tokenit või kuidas ta autendib või mingit muud iganes asja, on ju. Also include text field for LLM API key. Nii, kas meil on midagi nagu, see on nüüd disaini funktsionaalsus, kas meil on disaini keele kohta ka midagi ütelda? Use modern design language. No dark theme, please. Lakkugu panni. Ma suunan nad kõik seda teadustöid lugema sellest, kus räägitakse sellest, miks tark mode paha on. Ja, kui on toggle, fine. Toggle võib olla, aga mitte by default dark mode, on ju. Okei, by default. Use system mode. No nii ei saa kirjutada ju.
Niisiis või? Niimoodi käib siis tänapäeval tarkvaraarendus, on ju. Hakkab peale sellest etapist. Enter. Ja ma läksin on ju arhitekt mode'i siin sellega. Ehk kus ta jumala eest ei hakkaks kogemata kombel mulle mingit nagu koodi kirjutama. Mida ma kunagi siin üllatusel kilokoodist kätte sain, oli see, kui ma hakkasin plaani kirjutama code mode'is. Ja code mode'i umbes esimene lause on see, et palun katsu igal juhul koodi kirjutada. Mille tulemus oli see, et selle asemel, et ma küsis mingi küsimuse lihtsalt, selle asemel, et vastata minu küsimusele minu koodibaasi kohta, läks ta tegi HTML-i lehe, kuhu ta pani selle vastuse kirja. Ehk minu koodibaasi tekkis juurde nagu miks see koodi näide, kus oli kirjas, mis mu probleem on. Liiga kaua mõtleb, läksin kontrolloosse, nägin, oi, mingi korralikku tööd, ruttu escape ja siis kuule, ma küsisin ainult küsimust, ära nagu hakka koodi kirjutama. Nii, ja siin nüüd käib mingi õudne möllamine, on ju. Ehk kui te vaatate, mida see kilocode teeb, siis te näete, siin on nüüd üleval, ta näitab teile päringuid, on ju, siin nagu hunnik päringut käib edasi, tagasi, ta loeb teie koodibaasi kõik läbi, läheb millega iganes tutvuma, vahetab mitu korda mode'i, sest kuskil mode'ides on tal mingid tööriistad olemas, kuskil tal need ei ole olemas ja asub siis seda kõike nüüd suure hurraaga nagu tegema. Tundub, et vahelduva rõõmuga, et minu arust ma olin Opusega arhitekt mode'is ja tundub, et Codexiga olen ma code mode'is. Ei no igal juhul, seda tööd tuleb igal juhul teha nagu parimatega. Et ei ole lootuski seda teha mingisuguse kohaliku käki otsas nii-öelda. Ehk reaalselt selle performance eest, mis te siit saada tahate või mida me eest saada tahame, keegi peab selle nagu kinni maksma, on ju. Kuskilt peab see nagu välja tulema. Ja mida nõrgem on teie mudel, on ju, seda hullemini te peate neid spekte kirjutama kogu aeg. Ehk seda rohkem te peate seda asja juhtima. Seda põhjalikumad peavad need spetsifikatsioonid olema. Seda junior on, jah. Ja te ei pea niimoodi on ju sugugi mitte ainult koodi kirjutama. Niimoodi võib teha mida iganes. Sellest, et see on lõpuks tekst sisse, tekst välja, on ju. Teadustöid kirjutada, midagi analüüsida, ta oskab väga hästi igast Excelit asja kokku panna, oskab Wordi dokumente luua, ta kirjutab teil lihtsalt JavaScriptis või NPM-is nii-öelda TypeScriptis kirjutab paketi või rakenduse, kus ta paneb, impordib Exceli toe sinna, selleks on NPM-ist vastav pakett olemas, on Node'is, on ju, ja siis tekitab sektsioonid ja ekspordib mingid asjad läbi selle TypeScripti koodi ja siis lõpuks paneb selle käima ja saab sealt väljundist siis Exceli faili ja annab selle Exceli faili teile, ütleb siin teie asi on, mis te tahtsite. Ja vähe sellest on ju, toetab ka pildisisendit. Et te võite rahulikult, kui te niisugust disainitööd teete, on ju, siis joonistada pildipliiatsiga paberi peale, teha sellest pildi, kopida, pastada selle prompti ja ta oskab ka väga hästi pilti analüüsida. Sest see sõltub mudelist, on ju. Opus võtab piltiga vastu, GPT-ga. Ja nüüd on see kõik tehtud ja vähe sellest. Johan, sinu suureks rõõmuks on siin kohe nupp. Start code review. Ehk see on nüüd kilocode'i sisse ehitatud, kui mingi asi on ära programmeeritud. See ei loe, ta teeb sama asja. Ta läheb, võtab, ta võib siin küll katki minna, ta tegelikult peaks ütlema, et ta tahab code review da neid asju, mis oli Giti commit'itud, kuna ma siin Giti püsti ei pannud, on ju parasjagu. Siis ta võib siin nüüd kurta, et mida nüüd code review tab siit päris täpselt, on ju, ta ei saa aru, mis on need hetke muudatused. Nii, ja nüüd see juba võike vaadata, on ju, mis siit välja tuli. Hunniku spekke, 2 eraldi on ju, main screen ja system configuration, design, material 3 guidance, väga õige. Proposal, fine, tasks. Nagu on. See praegust, mis ma teen, on nüüd kogu selle töö kõige olulisem etapp, on ju.
sa võid veel palju lühema kirjutada. Sa võid kirjutada lihtsalt design me a UI for chatbot and teebki rumalalt. Liiga targalt kirjutad, siis võtad talt ära on ju fantaasia võimaluse ja heade lahenduste kättesaamise. Sellepärast siis olete ütelnud, et vaata, et sa ei mõtleks roosast elevandist, et sa ei mõtleks lillast elevandist, et sa ei mõtleks ühegi tuletõrje auto peale. Ja siis sa surute nagu väga kitsastesse raamidesse ja see, mis on õige, kus on õige, on sinu kogemuse tunnetus. Mul ei ole sulle ühtegi nagu reeglit nagu anda. Minu kogemus parasjagu vähemalt Opusega põhiliselt töötajas on see, et ma võin sülitada sõna otsas mõttes välja 3-lauselisi asju, mis ma tahan. Ja ta minu olemasoleva koodibaasi ja olles läbi lugenud kõik maakera miljardeid koodid on ju, saab aru, mida ma sellega mõtlen. Ja see on nagu häirivalt nagu hästi töötab kogu see asi. Ja noh, nüüdseks ma olen jõudnud nii kaugele, et ma programmeerin autost, telefonist, häälega. Ma räägin talle. Ja mingitest aru saada, täpselt tahamist. Ja kui teil on veel küsimusi on ja, või nagu segadusi, siis näed, siin on niisugune väikene nupp siin paremat kätt. Enhance prompt with additional context. Ja kui sinu promptis on nagu, kui sul on segadusi, kas su prompt on piisavalt hea, siis vajuta seda nuppu, siis ta võtab sinu prompti, annab selle LLM-ile ja ütleb make this prompt better. See on otsa mõttes. Ta võtab mingisuguse muu LLM-i, annab sellele ette ja laseb sellest üle käia ja annab sulle siia tagasi nagu parendatud prompti, mis on küll küsimus, kas see on mõistlik, kas ta saad sealt tagasi nagu pool lehekülge tapeeti oma ühest lausest. Aga seda võite täitsa proovida, mis ta teile selle peale teeb. Noh, ma ei tea, ma lugesin nagu läbi. Nii, nüüd ma võin siis siia ütelda näiteks midagi niukest. Please nagu muidugi ei peaks nagu ütlema. Add to design või ütleme proposal võib-olla. Only portrait mode. Mitte eriti kusjuures. Mul on korduvalt trükivead sisse jäänud. Täitsa savi, saab aru. Teie Angrish on ju vigane eesti-inglise keel. Täiesti mõttetu. Ta on väga palju lugenud algklassi õpilaste kirjatöid. Või täpselt Ameerika inimeste e-mail'e, mida iganes. Ja kommentaare ja Redditit ja mida iganes lugenud on. Ja saab sellest kõigest pihta. Opus 100% hommikust õhtuni. Ei üldse mingit strateegiat ei ole. Ja siin nagu võin mängida, aga sisuliselt on praegust hüpata ainult 3 mudeli vahel. Kõik ülejäänud on peavalu. Opus, Codex, Gemini 3, mis iganes 5 see viimane on ka nagu väga hea. Ainult nende 3 vahel. Kõik need ülejäänud, Kimi 2, 5, mis iganes muud on ju, saab hakkama, kui sa tahad ilgelt ökonoomitada. Kogemata, ma tegin midagi. Päriselt on mul igal pool nagu Opus. Et siit on mul lihtsalt jäänud parasjagu, ma näen code mode'is, ma võtan siit kohe panen oma Opuse siia tagasi. Oi, siin veel vale Opus 4.5 kusjuures. Oi. See nüüd on... See nüüd on küll läinud nüüd nagu kehvasti. See on see, mis sa viimati valinud oled. Igal mode'il valid eraldi ära ja siis läheb. Ehk mina soovin kasutada Cloud Opus 4.6.
sellest, et see... Nii. Ega see, kui te olete see proposal'iga rahul, on ju, nüüd ma juba parandasin seda proposal'it. Proposali parandamine lihtsalt läbi jutu, on ju. Lisa see, eemalda see, loete läbi, on ju. Ja see nüüd on selles maailmas tulevases töös kõige kriitilisem etapp, on ju. See on nüüd source of truth, mis praegust kokku kirjutati. Need taskid, need asjad, noh, praegust on mingi disaini asi, on ju, et see nagu ei ole väga koodel, on ju, aga siit hakkab tulema, on ju. Aga see on see asi, mille peal see maailm nagu koos püsib, on ju. Ja nüüd ma siis lähen, vahetan mode'i, lähen orkestraatorisse. Alustate kindlasti uue taskiga ehk puhta kontekstiga, on ju, et teil ei ole mingit vana nagu pläma selle ees. Ja nüüd siis tuleb siis OPSX, apply. Võin ka lihtsalt enter vajutada, sest mul ainult üks siin parasjagu nüüd ongi, aga võin ka siin nüüd kopeerida selle nime endale, võib-olla viisakas. Siin ma nüüd ka peaksin ütlema, et ma tahaksin ikkagi saada suur ja Opus 4.6. Ma loodan, et see mul töötab ka, kuna muutsin konfi. Jah. Nii, ja nüüd näete, mida hakkas tegema Architect Mode, on ju. Või, sorry, Orchestrator Mode. Orchestrator Mode hakkab siis nende erinevate mode'ide vahel nüüd siis edasi-tagasi lülitama. Ja koostab siis siit taskidest iga vist selle sektsiooni kohta või kuidas iganes nüüd otsustab, koostab siis ühe eraldi alamtaski, kirjutab sellest kokku terve ülesande ja alustab, läheb siis puhtasse code mode ja alustab uue kontekstiga, annab sinna selle taskidele kaasa, ütleb, et palun näed, nüüd on ju tee seda asja. Sellest siit tehakse kõigest endale kõigepealt üldse nagu mingi to-do list on ju, mida siin justkui näha oli kuskil on ju. Nüüd tuleb see nähtavale siin. Ja hakatakse seda otsast, ohoh, sain errori. Overload. See on tore, et on backend on põõsa samadega. Siis saage midagi, siis on aeg minna metsajooksule ja elule järgi mõtelda. Ega ma ei hakka ometigi siis nagu nüüd sellepärast, et traktor oleks katki, ma ei hakka ometigi labidaga kuradi kraavi kaevama. Nalja teed. Välja arvatud juhul, kui seda kohutavalt tarvis on, ja. Aga kui seda kohutavalt tarvis ei ole, ja, siis ma ikkagi ootan ja kutsun mingi traktori parandajad. Ja. Aga see on kindlasti risk, mida tuleb kanda, ja. Või mille peale peab mõtlema. Ja. Aga reaalsus on see, et sinu ülesanded on sellised, et sul ei ole võimalik labidaga seda kraavi enam kaevata. Tehniliselt jah, praktiliselt ei, on ju. Siis sa lähed kohe nagu need Jehova tunnistajad ehitavad oma seda, mis iganes see koda nendel on ju. Kuninga koda, kuidas nad iganes nimetavad seda, on ju. Seal on ju ägedalt käib ehitus. Mina nägin pead seda, kui see Nõmmel ehitati, on ju. Seal oli 4 ehitajat, nagu 4 inimest, kes teadsid, mis nad tegid, on ju. Ja siis oli 700 abilist. 4 inimest juhtisid tööd, on ju, ja need 700 nii-öelda usklikku, on ju, need tegid kogu aeg mida iganes, on ju. Meil on nagu hakkas vundament hakkas valmis saama, väga hea, me paneme haljastuse maha. Haljastuse maha, oi pläät, meil on mingi torusid läbi tõmmata. Nüüd traktor tõmbas kraavi, pandi toru, on ju. Väga hea, paneme kohe uuesti haljastuse maha. Traktor läks selle poole tunni pärast oli haljastus korda tehtud, on ju. Ei olnud üldse vaja mõtelda, teeme korduvalt sama lolli tööd, miks on ju. Inimesed kogu aeg seisid aia ääres, olid valmis, on ju. Öelge meile, me teeme midagi. Halleluuja, meie kuninga koda valmib, on ju. Vaja on seina lihvida, hurraa, me tuleme 40 inimesega hakkame seina lihvima ühte, on ju. Sel hetkel, kui pahteldaja läks välja, pahtel oli kuivanud enne, kui maaler jõudis kohale, oli sein korradi läikis, on ju. Ta oli nagu lõpmatu sinna valmis lolli tööd tegema, uuesti üle tegema, sest see on kõik meie ühine projekt, on ju. Kõik tegid, ja see oli 4 inimest oli umbes, kes oskasid päriselt tööta, need ainult juhendasid, on ju. Talad, asjad, trussid, sinna, tänna, mingi peatöövõtti, mingid asjad olid seal, on ju. Ja see oli lõpmatult nagu jüngreid, on ju. Jube võll oli vaadata, on ju. Jääb nälja nagu need, mingid mormoonid vaadake seal neid küüne ehitavad, on ju, seal amishid, on ju. Et ma nägin, kui seda aeda samamoodi ehitasid, on ju. Tulid hommikul kohale, betoonpostid on nüüd nagu aiapostid on ära kivistunud, on ju. Jaguneti 20 brigaadiks, igaüks võttis ühe aiatüki, panin selle paika, keerasid poldid kinni ja aed oli valmis 10 minutiga. 500 meetrit aeda ümber territooriumi. Sest inimesi lihtsalt nii palju, et iga poldi jaoks oli eraldi inimene, on ju. Kõik tuli kodus kaasa oma mutrivõtmete asjadega. Keerati kokku ja valmis. Hurraa! Nagu sipelgad sebisid kõik. Väga hästi käis. Ja ta on üle koormuses. Overload error.
OpenAI on ju läks, kirjutas USA valitsusele alla ja asus pomme valmistama on ju. Ja nüüd on ju ehk, mis ta on siis, Department of War on ju. Ja tänu sellele on nüüd kõik püha viha täis on ju ja jah, või War Ministeri või jah, mis ta on. Ja igatahes suurem kogus inimesi põgenes või põgeneb OpenAI juurest ja on läinud üle on ju Opusele. Ja meie Opus küll tuleb siit on ju otse Azure'ist, ei tule üldse Anthropicu käest on ju, aga see on tegelikult ikkagi kõik mingi üks sama süsteem ja lõpuks on kõik üle koormatud. Aga ei, jah. No seal oli on ju täisautonoomsed relvad, oli üks on ju mingi täisautonoomsed robotid, noh midagi. No sisuliselt, kus AI peab hakkama inimesi tapma, on ju, oli ju. Ja siis järgmine päev läheb ise. Ise kirjutas alla, jah. Raha on ju. Ja noh, ja jutt oli seal, kui sellest rääkida on ju, siis jutt oli seal on ju selline, et neil on sõjaväe jaoks on eraldi installatsioon, see on nagu nende enda käes on ju, see võib turvaline olema, see olla, et mingi pomm visatakse. Esimene AWS-i keskus läks ju, Dubais läks AWS-i keskusse ju tabamuse. Middle East 1. Jah, Middle East 1 on offline'is, see läks põlema. See sai drooniga pihta ja kogu puhvet. Ja ühesõnaga, et sellest on eraldi installatsioon, pluss siis mida sõjavägi saab teha, kes on AI-d näinud, on ju, teate, mis asi on thinking mode on ju. Et noh, nendel ei ole ressursi probleemi. Nendel on nagu thinking mode keeratud nagu põhja ja siis korrutatud 10-ga. Neil on ju nagu compute'i nagu lõpmatuseni nii-öelda käes on ju, võib compute'ida nii palju kui kuradi jaksad on ju. Neil ei ole vaja paralleelselt miljonit klienti teenindada on ju. Nendel on ainult nemad ise on ju. Ehk nad istuvad oma B2 või HP200 serverite otsas 500 000 tükki on ju. Ja neid on nagu 100 tükki kuskil mäe all koopas on ju. Ja teevad seal oma ette, mis tahavad on ju. Pluss on nagu teoreetiline arutelu käib on ju selle üle, et ka mudelid, mida nad jooksutavad, on noh, kuidas mudelite treenimine käib parasjagu, on see, et mudel treenitakse ja siis asutakse seda on ju ohutuks treenima. Toimub see mingi red team ja mis iganes asjad on ju, alignment nimeline faas on ju, kus lõpmatult treenivad mudelid siis üle, et sa ei tohi tappa ja sa ei tohi inimeste enesetapule viia ja sa ei tohi tuumapommidest midagi rääkida, kõike muud taolist on ju. NATO mudelitel või nii-öelda USA sõjaväe mudelitel on see, et tapp nagu vahele jätud. Seal on mudel, kes nagu teeb kõike. Ja seda, kus ta kõige paremini ja kõige kiiremini teha on ju. Sisuliselt huvitavad ajad, jah. Ühesõnaga, ma saan aru, et õnneks need probleemid ei ole siin nagu pidevad, et ta nagu mingil hetkel saab vastuse ja läheb üle. Siit on nüüd näha subtask instructions on ju. Ta teeb nii-öelda kolmandale taskile on ju, teeb juhendit või kolmandale plokile, teeb juhendit, mis tuleb teha on ju. Ehk siis arhitekt või orkestraator mode on ju, koostab nii-öelda terve tööjuhise selle etapi läbiviimiseks. Ja kui ta saab sellega valmis, on näha, kuidas see visatakse code mode'ile nagu sisendina ette, ehk see on prompt code mode'ile. Ma vaatan, ta pani 4. ka siia otsa kohe, mis iganes otsuse põhjal on ju. Ja siin on totaalne, nagu näete, sealt tuli totaalne juniori jutt on ju. Sa pead tegema seda, töötama nende failide kallalt radara on ju. Ja nüüd ongi code mode'is on ju, ja hakkas peale, siit on näha uue tühja nagu konteksti pealt. Jep, see on seesama roosa element on ju. Teil on alati kontekstis kirjas roosa element on ju. Ja siis ta kogu aeg üritab roosast elemendist mõelda või mitte mõelda on ju. Ma märkan, et kui see kontekst tuleb üle 60%, siis ta hakkab hallutama päris palju. Jah. Ja nüüd on see aeg on parasjagu siin, kus te käite ringi ja mõtlete. Mihe ei ole kohvipaus, siin on teie mõttepaus on ju. Ja nüüd mõelge selle peale, et kogu see asi nagu koodi, mis siit nüüd välja tuli on ju, vähemalt hetkeseisundis peaksite suutma selle koodi eest ka vastutada. Tegema code review'd. Kas aktsepteerite pull request'i või ei aktsepteeri? Või tulete mulle eksamile, täpselt siis reedel tulete Illimari juurde ja hakkate iga koodi rida, mis siit niimoodi välja purskas, hakkate seletama.
Emad ei tule, aga mõni võib-olla tuleb. Jah. Teie tulete minu juurde seletama siin aines. Ja kusjuures, kui seda koodi peab vaatama üldse, et ma nüüd selle aine kodutöös ma suvaliselt vaatasin koodi läbi ja ma ühest failist leidsin, et Cloud oli generanud mulle sellise koodi, kus oli mingi 7-8 taset treppimist sees. Ja ilmselgelt see ei ole nagu ilus. See ei ole ilus. Mis selle vastu ütleb? Ära vaata. Nii, ja nüüd sõltuvalt, kui palju te kilokoodi olete kasutanud, nüüd ta küsib teie käest vahepeal eelmine rääkisime, et tal ei ole kõik käsud lubatud. Nüüd peate otsustama, kas midagi lubada või mitte, ehk kas annate ühekordselt run. Ja ma seda tahan näidata, et ärge vajutage run, vaid võtke siit linnukesest lahti. Ja siin te saate öelda, et mis asjad on teil auto-approvitud, ehk kus ei peaks enam nõusolekut küsima. Ja mina ütleksin siin on ju, et mina olen lahkelt kõigega nõus. Kõik need tükid on ju, ma ei näe siin mitte midagi ohtlikku, ma olen kõigega nõus. Ja nüüd run ja järgmine kord enam ei peaks minu käest seda siis uuesti küsima. Ta on kuidagi ära peidetud ja Cloud Code teeb seda sama asja on ju. Ja Cloud Code'i siis eriline rõõm on siis panna tööle ta dangerously skip permissions mode'is, kus on kõik lubatud, ehk siis tavaliselt me neid niisugused vahendeid üldse kasutatakse virtuaalmasinates, ehk teil on eraldi masin, kus asi töötab, kus tal ei ole võimalik mingit käkki kokku keeta, näiteks heast peast või kõvaketast üle formaatida. Mida mõne inimesega siin juhtunud või kus teie kõik pildid kustutatakse ära või mida muud seal iganes tehakse. Ja siis see mudel ütleb teile rõõmuga pärast on ju, ups, you are so correct on ju. I did indeed delete your hard disk on ju, I am very sorry. Sa pead kõigepealt valima siit selle API configurationi ja siis saad valida mudeli. Saaksid kuskile meili. Nii, running. Ei, kui informaatika magistrisse, saab koolist ligipääsu. Jah. Ja kodeks, no see minu käest saad kodeks 5.2 on, aga 5.3 ei anta API-st veel. 5.3 saab ainult läbi subscriptioni. Nii, taas completed. Hurraa! Läheks huviga vaataks, mis meil tehti. Device Manager. Pixel 9 Pro. Nii, süngime. Ja käivitame. Kas keegi teist Androidi arendada oskab? Seal taga üks nurgas üks mees oskab, ma tean. Ei tea. Ametlik leeri. Eelistati javad. Ei, sain sellise UI. Ma eeldan, et siit ma saan navigeerida. Settingud, system prompt, persona, conversation issue, tools, API key.
Ei, mul milleks mitte, muidugi. Lihtsalt ma tahtsin mingit nagu täitsa teist asja võtta, nagu standardset veebi hakata tegema, on ju. Seda on kõik näinud. Fine. Kas see UI on okei teie mõistes? Täiesti standardne chat rakendus. Sõnumeid veel kirjutada ei saa. Kirjutan. Ei topi listi. Aga raskel ajal lihaga kala. Nüüd siis võib teha start code review'd, mis nüüd läks siis review režiimi. Kus ta saab Giti käest vastu hambaid, sest mul ei ole Giti. Jah. Vaata, mis ta... Okei, teeme siis, ütleme siit, et teeme ära Giti-Niti. Seda võiks ka midagi ütelda, aga mul on lihtsam hetkel see Giti-Nitsi teha. Nii, start new task. Nii, nüüd ta leiab. Hurraa! 11 file changes. No nüüd jälle mõttepaus. Sellel ajal te kõik mõtlete järgmise taski peale, on ju. Teie projekt peas nagu areneb, on ju. Ja kui teil on igav, on ju, siis te mitte igav, et ei ole millegagi mõtelda, siis te teete 5 sellist samasugust agent, on ju. Ehk kui mina ennem töötasin umbes 2 projekti kallal korraga, on ju, siis ma töötan umbes 10 projekti kallal korraga. Kes on katki teinud? Täna hommikul veel töötas, ma mäletan. Oled sa AI proxys, mitte proxys. AI proxys. Sa oled vales kohas. AI proxy sidekriips proxy.cm.itkollege.ee. Ärge minge valesse proxysse. Juba tunni alguses oli juttu, et see on midagi katkine. Võta Lexer 99 alt see lahti. Vaadake sealt. Seal on terve juhis selle kohta. Nii, ja sai nüüd terve siis review osaliseks, on ju. Nii, API key supporting text and noise fix all issues. Väga hea. Fixi kõik issues. Ma isegi viitsi lugema. Issues on juba kirjelduse järgi, ma näen, et issues on jumalaga õige. View model on tõesti vajalik asi Androidis. Asja tagasi cloudile ja cloud hakkab vastu vaidlema, kuule. Ikkagi saab segas. Seal on see asi, mingi hetk tuleb see kaldapäätaga. Nad soovivad selle niimoodi meeldida, et nad jäävadki lõbu. Jaa. Seal kuskil tuleb joon vahele tõmmata, et kui nad lähevad sinna kohta välja, nad hakkavad vaidlema kommentaaride üle või mingi muutujate nimede üle, siis on aeg nagu üldiselt nagu kuradi pidur panna sellele jamamisele vastastikku, et nii see asi ei lähe mitte, on ju. Saite lugupeetud õppejõud vastu päid selle eest, et ei lugenud juhendit korralikult. Partei ei soovi, et sa oma peaga mõtleksid. Jah.
cloudi tööriist oled neid, mis nagu hoiavad järgi palju tokenit ja kulud, palju see nagu reaalselt maksab. Ja, mul on Cloud Code'is on küljes see. Ja siis oli mul jah, Cloud Code'is ma kasutasin ka mingit välist rakendust, mingit desktopi, mingit asja, mis loeb sinu nende Cloud Code'i sessioonide pealt lokaalselt, see on kõik historiast kirjas, on ju. Loeb sealt pealt kokku, on ju. Nii. Mis siis nüüd? Sync now. Jah, ma jooksutan, kui ma päris arendust teen, siis osasid on lokaalselt, on ju, aga osad istuvad mul Dockeri virtuaalmasinates ja remote accessiga. Ja nüüd on see cloudile sisse ehitatud. Cloud Code'il tuli oma nagu remote, kus sa võid seda jooksutada kodus ilma igasuguse nagu välise juurdepääsuta ja ta tekitab ise mingisse serverisse sulle nagu aktiivse nagu ühenduse, kus sa saad siis telefoni kaudu sinna külge ühenduda, Cloudi API kaudu telefonist, on ju, ja saad sealt täiega edasi promptida. Ja niimoodi, aga siis ta ei ole mitte nii-öelda pilv, on ju, vaid ta jookseb sinu arvutis, kus ta iganes sul oli, on ju, et sul lihtsalt antakse kasutajaliidese pilt, on ju, ja võid sealt nagu promptida, et tee seda teist kolmandat, on ju. Kui sul on kogu asi üles ehitatud, siis tuleb palju nagu CI/CD ehitada endale, on ju, eks seda DevOpsi tööd teha, on ju, aga ma ütlen sealt git commit, on ju, ta commitib ära, selle peale build automaatselt käima, selle veebi välja, on ju, ma vaatan, mis seal veebis on, teen oma branch'e, test branch, on ju, production branch, blablabla, seal vahel möll on, on ju, vaatan test serveris üle, on ju, tulen tagasi, parandan, merging, kõike seda asja, on ju. Siis võid inimesed kasutasid CloudBoti selleks, et kuskil remoodis nagu lootust juhtida ja nüüd Cloud tegi sellele native asjad. Jah, kui sa mõtled midagi head välja, siis jah, sest tegelikult ju jõud on selle käes, kelle käes on mudel. See tegelikult nagu, kui sinu äriidee on ehitada selle nagu mudeli otsa midagi, siis arvesta sellega, et kui sa oled vähegi mingisuguse projekti kokku ehitanud, mida on võimalik nagu suhteliselt viisilt järgi teha, siis see ka järgi tehakse ja liidetakse nende infraga kokku, on ju. Ja siis tõmsus ikkagi elatakse ära teistele. Jah. Need tüübid, kes arendavad midagi paremaks. Nii, ja nüüd siis on ju, kui nüüd on kõik see tehtud, kaunis korras on ju, siis alustan uue taskiga code mode'is seda korda ja nüüd siis ma lähen arhiivi. Kus ma hiiran? Ja võin siit uuesti, ma ei tea, kas mul on git init on juba puhvrisse jäänud. Proxy töötab, sest mina kasutan. Ja nüüd, kui on asi valmis saanud, siis läheb siis selle asja arhiveerimiseks. Ta nüüd kasutab oma mingisuguseid käsur ja utiliite seal taga vahepeal läbi toolide. All tasks are complete üllataval moel, mul ei olnudki manuaalseid taske, vähemalt ma ei märkinud midagi nendest ära seal. Jep, kõik on olemas. Ja küsib, et kas me tahame oma siis spekid sünkida üleüldiste spekkidega. Kuna need on mul esimesed, siis seal midagi sünkida midagi ei ole. Nüüd avastab selle siit kuskilt ja ütleb, et hurraa, et me siis nüüd kopeerime lihtsalt need siis algusspekiks. Ja nüüd siis OpenSpec'is tekkis meil arhiiv. Mul on see arhiivis pärast ainult üks folder, kus on siis minu asjad sees ja eraldi on siis specs
kus on siis nüüd minu koondspekid. Noh, hetkel on need küll koopiad lihtsalt üksteisest, on ju, siin vahet ei ole. Aga taski all on siis need selles taskis tehtud asjad ja speki all on siis see maailm, mis hakkab teile nüüd kokku kogunema. Ja minu mingites siis nagu suurtamates projektides on mul siis need spekke siin nagu mingisugune, ma ei tea, 20 tükki kindlasti erinevates kategooriates. Admini asjad, andmebaasi asjad, kasutajaliides asjad, mingid turbe asjad, noh, mida iganes ma selle kallal olen seal möllanud. Ja ta ise, nii-öelda LLM ise mõtleb välja need nimed, kataloogid ja kogu selle grupeerimise on ju. Et see, et mina nagu ei teinud siin nagu midagi parasjagu. Minul oli üks task või üks asi, tema tegi ise siit on ju chat main screen UI ja system configuration UI on ju. Ja nii see elu nüüd käib. Nüüd peaks hakkama päriselt ka koodi kirjutama, on ju, et ja siin on nüüd vahe nagu plan mode'iga, kui me räägime Anthropicust on ju, architect mode'iga, kui me räägime kilocode'ist on ju, et seal siis tõesti tehakse selline ühe asja tegemiseks nagu sirgjoneline plaan ja siis lõpuks visatakse see minema. Siin nüüd tekivad sellest plaanist ikkagi siis nagu spekid ja teoorias ja ka praktikas tegelikult saab nüüd selle koodi ära kustutada või võtta uuesti nagu projekti algasendi tagasi ja siis ütelda mudelile, et palun võta kõik need spekid ette ja implementeeri kogu see projekt uuesti nullist. Ja siis võite muidugi istuda ja oodata nagu mõned tunnid, mõned ööpäevad, kuni see asi kõik valmis saab, sõltuvalt sellest, palju neid spekke siis seal on. Mida nüüd ma siin ei ole veel üldse katnud, on see, kuidas kogu seda asja valideerida. Ma ei ole ühtegi unit testi mitte midagi kirjutanud. Ega sellest siin mitte selles spekkides rääkinud. Ehk teoreetiliselt on ju, mõelge ise, kui te olete toote omanik, on ju, et kuidas, kujutage ette, teete mingi startup'i, te olete mingi röögatud toote arendanud. Ja siis ühel kaunil päeval on ju sõda, mis iganes pomm teie andmekeskusele, kogu teie ettevõttele ja ainukene, mis teist järgi on jäänud, on see, et te olete oma läppar kaelas parasjagu investorina või omanikuna, olete läppar kaelas kuskil kuradi Dubais on ju. Nii, ja nüüd te ütlete, hurraa on ju, see ettevõte läks, serverid ei ole, midagi ei ole, aga minu ideed on kõik siin läpparis. Ma lähen palkan uue tiimi ja ma hakkame sama asja kohe uuesti tegema, nädala aja pärast on valmis. Sest ma olen kõik sellega läbi mõtelnud on ju. Ehk see on see point, kuhu siin üritatakse nagu jõuda. Kas te olete selle kõik niimoodi läbi mõtelnud? Mina kasutan iga päev. Tudengid panevad nii, et maa must. Terve suur. See on üks kõige populaarsemaid asju pärast või enne või pärast on ju siis providerite spetsiifilisi tööriistu. Sest see on mudeliagnostiline. Sa võid siia külge võtta mida iganes. Kui sa maksad subscriptionit, on ju, siis sõltuvalt sellest, mis subscriptionit sa maksad, on ju, saad sa kasutada ainult nende enda tööriista. Näiteks Gemini puhul on ju, saad sa kasutada ainult Geminit. Sul ei anta Geminile väliselt API kaudu juurdepääsu, on ju. Nagu sa oled API kasutama, nii sa maksad nagu tokeni eest, on ju. Noh, ja siis võta mida iganes sa tahad, on ju. Piisab. Ei, tehniliselt saad ka, on ju, aga noh, sa võid väliselt sinna Azure'i külge võtta ja sealt oma Opust võtta, on ju. Või noh, mida iganes sinna külge võtta, on ju, aga ei saab, saad see urni saad sinna kirjutada. Oluline see, et ta peab andma sulle on ju Anthropicu API-t, ükskõik kõik, mis mudeli vastu on. Need on võimalik ümber mappida, see kirjutada proxy, mis sul teeb Anthropicu API-st OpenAI mudelite vastu päringuid, on ju. Need on täitsa olemas, valmis ei pisi midagi tegema, on ju. Ja mis on see probleem on seal, on see, et Anthropicu cloud code on spetsiifiliselt ehitatud kokku käima Opusega. Ehk seal on kõik promptid, kogu see harness on tuunitud Opuse jaoks. See on ehitatud nende mudelite järgi. Sa võid sinna taha mida iganes ühendada, on ju, aga kõik need promptid, asjad, kõik on tuunitud selle peale, on ju. Ja sulle ei anda seal juurdepääsu mitte ühelegi promptile, see on mitte midagi muuta, see on kõik hardcodeitud, on ju. See on kõik koodis, sina midagi seal teha ei saa, on ju. Kilocode'i idee on see, et siin sa saad nagu kõike näppida, sa saad minna confima seda, on ju. Sa võtad siit oma lahti oma settings, on ju. Siis siit saad oma kõik need mode'id, on ju, võtta, saad need ise juurde teha. Kus meie mode'id on siin? Noh, saad promptid teha, saad valida, on ju, igast asju siit endale. Ja saad ise seda harnessit muuta oma mudelite nagu järgi, mis sul iganes käigus on. Ja kui sa oled sunnitud kasutama mingisugust Kimi code'i või mingit muud asja nagu odavat, on ju. Ja sul ei ole seda suurepärast Opust on ju kuskilt võtta, on ju, või nagu rahakotti kannata, kus iganes oled, on ju. Või mingid muud reeglid, noh, näiteks Illimaril on mingid nõuded umbes nemad oma riigis selle, nemad tohid kasutada ainult nii-öelda riigi hostingus olevaid nagu mudeleid, mida riik nagu pakub, on ju. Oma serverit nii-öelda. Noh, siis lakub enne oma Opusega, on ju.
Ehk siis mis iganes seal endal on ja siis sa pead neid prompte, mida rumalam see mudel on ja seda rohkem pead sa neid prompte nagu fine tune ima, et nad selle mudeliga koos töötaksid. Nad ei toimi nagu universaalselt, on ju. 10 000 tokenit on paljalt süsteemi prompt, on ju. Kõik see maksab. Mul on see kilo Opusest on ju maks 200 eurine. Maksil on 2 taset, on ju, 100 euri ja 200 euri, on ju. Mina maksan 200 euri, on ju, kus on siis see mingi 5 tunni aken ja nädala aken, on ju, koos iganes, mis nagu kogustega, on ju. Ja reaalselt, kui ma mõttega töötan, siis ma ei suuda seda täis võtta. Ma ei suuda seda subscriptionit ära kulutada. Ma suudan seda kulutada ära ainult neil tingimustel, kus ma hakkan igast eksperimente tegema ja mitut projekti paralleelselt tegema. Kui ma nagu mõttega ühe projekti kallal töötan, siis ma seda reaalselt nagu lõhki ei suuda ajada. Sonnetiga ma saan reaalselt mingi 20 minutit juba sektsiooni hakka. Sa mõtled 20 euriga või? Ja 20 euriga üldse mitte midagi teha. Kui sa maksad, siis kas 100 euri või 200 euri, et 20 euriga veel nagu raha raiskamine ütleb niimoodi. Jah, see ongi siis, kui ma nagu mitme projekti kallal on ja lähen nii-öelda sellesse agentic mode'i, kus ma annan nagu sellised üleüldiseid kirjeldusi, on ju, tee mulle see asi, on ju. Ja siis ütlen, et anna minna, on ju. Selle BMAD-iga igast niisuguste asjadega see ringi mängides, on ju. Et siis, kui sa ütled, tee mulle lihtsalt selline rakendus, on ju, ja validatsioon on selline, et nii kaua lahenda seda ülesannet, kuni sa suudad, no seal see Ralph Loop näiteks olema see asi, on ju. Sa saad uuesti välja kutsuda, on ju. Ja sul on mingi konditsioon, millal peab see töö olema tehtud, on ju. Lõpeta siis, kui, on ju, sa suudad sellise chati sõnumi nagu ellu viia, on ju. Seda on see jumala lihtne nagu kirjutada, on ju. Ma kasutan API-t veel eraldi, ja. Mul on veel nii-öelda ülikooli API, on ju, Azuri vastu, on ju, kus ma põletan siin Vene rahat, on ju, sealt ma lasen igast asja sealt läbi, on ju. Aga jah, kui ma proovin selle 200 eurise subscriptioni vastu panna mitu tükki tööle, on ju, siis selle ma suutsin nagu täis põletada. Siis sai see 5 tunni limiit täis. Aga niisama tööd tehes, on ju, kui sa nagu, pluss on veel mul desktopi asjad ja kõik muud, on ju, mingid Exceli integratsiooni, mis see kõik sulle annab, on ju. Et kui ma seal niisama töötan, siis seal ma ei suuda seda täis võtta, on ju. Normaalse arendajana, kes sa teed nagu ühte projekti fokusseeritud korraga, on ju, ja nagu selles vaimus siin on ju üks taas korraga, on ju, plaanid, asjad on läbi, paned uuesti tööle, on ju. Ma arvan, et isegi 2 projektiga korraga sa ei suuda seda nagu läbi põletada, on ju. Nii, ühesõnaga sellega siis me oleme jälle pool tundi juba üle ajapäevaga läinud, on ju. Järgmine aasta peab see 3 tunnine aina olema. Et sellega nüüd tegema nagu poole lühem, aga pikemad sessioonid. 8 korda, aga 3 tundi iga kord, on ju. Ja ma just tahtsin Aga sellega nüüd tänaseks kõik. Loodan, et teil oli kõikidel nüüd abi ja lähete nüüd nagu koodi kirjutama hurraaga. Juba esimest 2 faasi tegutsesid üles nimelt. Ja tegelikult on võib-olla see on ka mõistlik öelda, et põletage kõik need kasuta tokenid enne ära, ehk et see GitHub Copilot edu asi, kasutage need kõik enne. Kasutage ära need kõik, jah. Enne kui te lähete proxys neid ülikooli raha põletama. Et me saame seda natuke kulusid. Ja mida te realistlikult peate midagi lõpuks tegema, on see, mida ma nagu ei tohiks ülikooli poolt öelda, on see, et nüüd luftitage nüüd oma rahakotti ja makske 100 euri kuus ära. Võtke see subscription sinna ja minge sinna cloud code'i. Aga seal on muidugi selles suhtes jama, et kui te cloud'ile maksate, saate ilgelt häid nagu vahendid, on ju. Excel integratsioon, imeline asi. Cloud code Excelis, samasugune paneel tekib Excelisse külje peale. Finantsanalüüsi tuleb nagu muda, pivot, tabeleid, graafikuid, asju, mida iganes, loete Excelit, teeb mida iganes, on ju. Aga cloud code'i subscription lubab teil kasutada ainult cloud code'i, on ju. Ja siis cloud'i kõiki muid vahendeid ka, aga te ei saa sinna kilokoodi külge ühendada väga hästi. Ja PowerPointil on ka nüüd oma cloud code. Ja browseris toimib ka jube hästi, see igast jama küsida ja teha. See on väga-väga arengus maailm. Tead, ja mul on kogu aeg see button start code review. Ma sain iga asja peale code review'd teha. Mul on kogu aeg siin all start code review. Tee, mis tahad.
mõned need tööandjad olid nagu, et lihtsalt võtsid kõrvale, et tahavad tutvustada ennast. Ma ausalt ütlesin, ma praegu ei otsi, olen ülikoolis tööl, aga kui nagu on nagu õpetav positsioonid, siis nagu uurin selles osas, et nagu päris nagu praktikasse ei kasutada ja sisuliselt kõik ütles kasutavad, julgustavad, aga noh, mingid nüanssidega muidugi. Ja igal pool omad igasugused piirangud ja mingid asjad ja kes mis tööriista kasutusele võtab ja kõike muud taolist. Sisuliselt see terve valdkond tegelikult, mis parasjagu läheb. Iga päev tuleb midagi muud juurde. Ei no kogu ju meie tööstus pöörati pea peale nagu detsembri keskel on ju. Sel hetkel, kui tuli välja Opus 4.5 on ju, läks nagu kogu see asi nagu kettasse. Miks paras välja, kui see on proosele subscriptioniga terve see seadme. Praegu peab seda tööd planeerima. Köhi nüüd välja see 80 eurot veel ja ära nüüd virise. Plaanid on olemas, et me osalesime ühel hankel ja ühel projektil ja me võtsime selle. Ja nüüd ma reaalselt hanke raha maksin. Sest ma nii või naa pean selle hanke ära realiseerima, ära teostama. Muidugi ma teen ise selle ära, teen Cloud Maxiga. No, mis see isegi oma palgast maksest, sa võtab teise projekti veel kõrvalt juurde selle aja arvelt. Et see isegi maksad omast rahast ära ja annab minna. Tähendab seda, et sul ei ole Kõige natuke teen veel maes olen päris praktikat pakkud inimestele, aga samas see ajaraam on nii lühike, et... Ja. See on küsimus, et kas palgata on ju, kas võtta 200 € eest cloud on ju või võtta kuradi 10 praktikanti ja neid põlvega peksta on ju kuradi ööd ja päevad läbi. Exactly. Ja eriti kurb on see, et valik tundub minevat mitte praktikantide kasuks, et vaadaku nad ise, kuidas saavad. Dokumenti see tegiline pool. Ma tegin arhitekti tööd. Ja see, kui riik valis ära. Nüüd on lihtsalt see, mida täna teostab. Kahjuks küll, jah. Igast jama on kokku lubatud, et teha ka, on ju. Küsi. Kui palju sul on aega, et teha mõningad asjad korda selle C-Sharpi ja JavaScripti vaates? Mis sa tahan? Seal oleks vaja mõnes kohas mõningad asjad tekstides, nendes juhendites korda teha. Nii, oota, ma panen siit asjad kinni, et sa arvusti töötaks, teeme kohe korda. Siis on tehtud. Kus on Teams? Seest tegelikult selle JavaScripti C-Sharpi ka paljudel kaitsma tuleb. No ikka tuleb.